Tere! Te siis kuulate Kuressaare Pereraadiot ja vaatate ja kuulate siis Pildiraadiot ja saade on Vaata mina teen uut ja täna on natuke saade teist moodi, mitte sellepärast, et ma kõik oma märkmingud maha unustasin, võtta sellepärast, et meil on täna stuudios on külalised ja mu abikaasad täna ei ole, ta on kuskile Tallinnas mingisugune üritusele läks, nii et täna nii, kus öeldakse, et kass on läinud ja hiirtel on pidu, nii et minu vastas istub Kuressaare linnakoguduse pastor Tanel Usin ja ma panin küll nime kirja ka, et suure ähmiga meest Raila on ja tema abikaasa siis Katrin Usin on ka siin, et täna on selline tore saade nüüd, vaatame, mis Jumal teeb. Enne kui me läheme siit nii-öelda sügavalt, küsin, kuidas teil läheb. Ma tean, et Valter te ühe saate rääkid sellest, mida te kõik teete, aga kuidas see loma läheb? Kuidas see loma läheb? Perega läheb, et... Me pole jõudnud rääkida sellest. Jah. Läheb koos Jumalaga, siis kui ütleme niimoodi. Poliitkorrektne vastus, aga prooviks mitte nii poliitkorrektsed vastused välja võluda kuidagi. Jaa. Kiiresti läheb, aga hästi ma usun, et ma ei oska siin hakata probleeme lahkuma kahest. Ei, inimesed aga probleeme. Ta saan aru, et kõik see, mis tuleb, kõik läheb ära. Jaa, seda ka. Seda, jah. Nii, kuidas sul Katrin? No ma just mõtlesin selle küsimuse peale ja tegelikult ma näen seda, et me oleme võtnud nagu see möödunud hooaega, mis on olnud, et oleme nagu rohkem keskendunud pere peale ja ma näen kohe nagu viljasid selles mõttes, et me oleme olnud nagu toeks oma lastele nendes andides, mis on Jumal nendele andnud ja oleme näinud nagu seda, et need, kes on ustavad majapidajad, nendele Jumal annab, eks ju. Ja selles mõttes meie nagu, ma ütlen, see ei ole midagi meist, on ju, see ongi, et Jumal on teinud midagi imelist meie lastele ja me oleme praegu olnud nagu 2 projektiga hõivatud tegelikult, et ma ei saa võib-olla päris avalikult rääkida, sest see tuleb alles järgmise... Meie ja kuulad et te kuulete sellest järgmise nädala lõpust alates, aga üks väga-väga huvitav ja armas asi on teoksil kohe varsti nagu ilmavalgust nägemas ja ma ei saa sellepärast rääkida, et see on üllatus. Okei. Ma kohe pidin juba üllatus ära rikkuma. Aga tead, see on midagi sellist, mida tähendab, kui midagi on antud Jumala poolt, on ju, siis see ei ole mõeldud, et see on ainult nagu sinule personaalselt, vaid see on selleks, et see jagatakse välja ja see on ühiseks kasuks, et kõik, mis sinu sees on Jumala poolt antud annid, need on nende inimeste jaoks, kes on su ümber ja veel kaugemale, eks ju, võimalik jagada seda ja see on tegelikult eesõigus. Meil kõigil on tegelikult eesõigus ja suurim eesõigus on see, et meie, kes me täna oleme kristlased, on ju, või sina, kes sa kuulad ja sa oled võtnud Jeesuse vastu oma südamesse, sinul on see eesõigus samamoodi kuulutada evangeeliumi ja olla tema tunnistaja. Et see on privileeg. Ja, ma tean, et te käisite oma koguses, käisite märtsis, käisite Oritsaare meie koguses, käisite külas, teenisite meid palve ülituspäeval ja tuleb meelde, sa ütlesite, et lastega, ma tean, et teie mõlemad tütred või kõik tütred? Ma arvan, et 3 olid. Kolm tütred, kõik olid, kõik olid ju seal osa seal. Olid küll, jah. Ja, kes mängis ja kes midagi. Ja, no nad on, kõik 3 käivad muusikakoolis, on saanud selle ande jällegi erinevad, et kes klaverit, kes viiulit, keegi igatseb kitarri, et selles mõttes nad on nagu sellised, et ma näen, et Jumal on pannud selle nende sisse, nad tahavad seda samamoodi temale anda nagu tagasi, et me ei näe siin mingit probleemi, me oleme võtnud ka samamoodi ülistusgruppi kaasa, kui nad on selleks soovi avaldanud ja meie jaoks on see väga suur nagu õnnistus, et ja eesõigus samamoodi nagu aidata juhatada laps ka sellele teele, et ta võiks ise ülistada issandat ja olla nagu osaduses. Tanel, mitu aastat te nüüd siin Kuressaares siis pastori ametit
pidanud oled juba? No sügisel saab 5 aastat, et 2020 september siis lõpuks maabusime Saaremaale. Nii. Ja sulle, ma tean, kui sulle kindlasti oli märk, mis oli kirjas kõik, mis peaks sündima. Kuidas see on nagu kava, nagu sinu kava, Jumala kava, kuidas on kokku niimoodi nagu täpselt kohakut? Jaa, järjest rohkem. Aha. et nagu oma graafik oli natuke kiirem, võiks öelda mõnes küsimuses, aga Jumal on seda siin korrigeerinud ja aga kõik on kõige paremas tempos, ma usun. Aga ma tean, et ma uusi vaata seda saade, mis sa tegid, kui rääkis sellest, nüüd tulemas on see, mis kuupäev see on nüüd? 20. aprill. 20. aprill uuesti uus pühad, ma hakkan sellest nagu rääkima, aga siis ta näitas kodulehekülle pilti seal, kõik nägid, teil on see suur klaas kogudus 5000 liikme. Et kaugelt sellest me oleme siis? Me oleme juba sealt edasi läinud, et see väga ilus klaassaaliga pilt on kui meil oli 2 konverentsi Asaspa saalis, kus oli Misu Piipari Soomest neil külas ja prohvetlik seminar või konverents, kuidas me seda nimetame siis. Et see on tõesti ilus koht seal niimoodi merevaatega ja kõik, aga praegu oleme veel natuke pisemas ruumis, Rohutänav 5, kes teab Saare Kaluri kontorihoonet, just seesama. Väga hea. Et tulge külla. Ja, et kui muidu üle leia, siis Jehova tunnistajate vastab põhimõtteliselt. Jah, just. Et leiab kiiresti ülesse. Ja, me paneme muusika peale, aga enne kui meil muusika peale, ma siis katsen sulle ette, et spikker, et saad nagu valmistada. Ma tean, kui viimane kord siin oli, mäestin, kui sa saad saadata, ja siis jäi üks teema ja õhku. Ma tean, selle kindlasti selle peale mõelnud. Mäleta seda teemat või? Jaa, see oli Jumala kuningriigi teema. Absoluutselt. Tiksub kogu aeg. Et natuke võib-olla saame mõtle selle peale, et või ma küsin, äkki ma küsin niimoodi, et siin läheme, aga see oli vahva hea. Aga paneme muusik peale, me alustame rahuliku Afrika rütmidega. Jaa, minister GOC, Sound of Revival. Lift up your hands like this. Ooh, baby. Sound of revival, the world is waiting for me to be heard. I am the Bible they read, they will read me and they will be changed. I am the sound of many waters, flowing from east to the west. Yes, Abba made me a wonder to my world. You are that generation. You are not useless. You are the change agents. I am the sound of revival. The world is waiting for me to be heard. I am the Bible to read now. They will read me and they will be changed. I am revival. I am revival. Let me see your hands like this.
Can I hear you? Purity and balance. Wisdom and stature. Behavior and patterns. Pointing to Jesus. Can you shout it out? Come on. Purity and balance. Wisdom and stature. Behavior and patterns. Pointing to Jesus. Giant disease. This is our stand. And your command, Taking Lord. Jesus. Taking Jesus to the world. The waterways. This is a step. This is our stand. Can you bounce in the Holy Ghost? Can you bounce in the Holy Ghost? Lord, taking Jesus to the world. My God, my God, my God. The waterways. This is a step. This is our stand. Say, And your command, Lord. taking Jesus. Jesus to the world. The waterways. I am a young son. I am the son of Revive. The one is waiting for me to be heard. yo. I am the Bible to read. They will read me and they will Can you be dance in the Holy Ghost? Yes. I am the sound of revive. The one is waiting for me to be heard. Yeah, yeah, yeah. I am the Bible to read. They will read me and they will I be am changed. revival. I am revival. I am revival. I am revival. Can you shout it out? Let them hear you. Revival. Oh my God. My God. I am revival. Now can you begin to pray the Holy Ghost? Oh somebody. Ekepelakata. Eskepelakapakawaya. Tupelelele. Tiene. 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 Tiene no puede ser que va. Pray. Tiene. I am the son of revival. I am the Bible they read. I am revival. They will meet me and be changed. See, hungry man. Something is happening here. I want you to blast. I want you to do something. Do capacity in there. Oh, Jesus, Jesus. See, man, see, man. See, man, that the power of God is so strong. Among these ladies, yes. Jesus is here. Ask back. Hey, 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 hey. nii, see oli siis laul siis
kaugest Aafrikast niimoodi läbi neti, et siis ärkamise hääl, nii et nagu siin Tanel ütles, et telgi vaias, et siis venitatakse meie südame. Nii et õnneks lõpuks läks ka selline, tuli rohkem eestlaslik selline temperament lõi ka välja, nii et see on väga hea. Selline, et need laulusõnad, kes inglise keelest aru said, on väga head, et seal lihtsalt, et see on ärkuse hääl ja mina olen piibel, mida sa loed ja et see ju maailm loeb meid nii kergesti loetav, nii et see, mida meie peegeldame, seda niimoodi nad Jumalast aru saavad, nii et kus ma kuulasin, et keegi ütles niimoodi, et ainuke põhjus, miks sa oled kristlane, on see, kas et sa said kokku Kristusega. Ja ainuke põhjus, miks sa ei ole kristlane, on see, et sa said kokku Kristusega. Et see on, mida sa loed, sellane tõi piibel ka, et ta kellele surmaks ja kellele õnnistuseks, nii ta on, et see oma tõetera on selle sees. Nii, enne laulu me rääkisime, et meil on üks vana võlg, pikalt juba, võiks öelda üle aasta juba ülal olnud, nii et Jumala riigist pidime siis rääkima, mäletada seda, see üks kirjakoht sa luges seal, et sul siis tuli korraga midagi hakkas sul seal südames liikuma. Ja mul jäi ka vastus samata. Sul jäi vastus samata, et tegelikult ma mäletan küll seda saadet, kus me selle kokku leppisime, et me tegelikult leppisime niimoodi kokku, ma pean sind parandama, et me teeme sellest eraldi saate. Väga hea. No ongi seegi. Täna siis see reklaamime ja. Me teeme sellest eraldi, sest et see on päriselt, see on, ma mäletan, mõtlesin ka, et see on tuumapomm teema sellepärast, et see on väga võimas. Ja praegu pommidega on nagu kehvasti, kõik lähevad sinna teatud kohta. Ja. Aga teema on kindlasti selline, mis vajab käsitlemist ja vajab kindlasti tutvustamist. Et minu jaoks Jumala kuningriik, ma ütlen lihtsalt seda, et mina olen üks inimene siin Eestimaal, kes on elav tõestus sellest, et Jumala kuningriik on päris, et see toimib, et Jeesus on päris. Nii. Et see, mida Jeesus on minu jaoks teinud, ma ei saa seda eitada. Ma ei saa sellest vait olla seda, mida tema on teinud, on ju. Et võtta lihtsalt tõmmata pimedusest välja inimene täiesti nagu katkisena ja tuua olukordadest välja, mida nagu vaenlane oli niimoodi pannud, mõelnud, et ma keeran kõik su kraanid kinni. Ja Jeesus ütleb, et sa ei keera ühtegi kraanid, et tema vabastab, on ju, tema teeb imesid. Et ma just mõtlen seda, mis nii nagu me näeme, eks ju, piiblist, apostlite tegudest ja üldse, kus me näeme, mida Jeesus tegi, on ju, ta näitas ette seda, mida isa ees tegi. Ja. Ta näitas meile, siiamaani näitab, kes on isa. Milline on isa, milline on Jumala kuningriik ja see on täis armastust, heldust ja tõde ja püha vaim teeb imelisi asju praegu ka täna samamoodi siin maa peal, on ju. Et minu jaoks Jumala kuningriik on evangeeliumi kuulutus ja sellele järgnevad imed ja selles mõttes imed ongi, mis on üleloomulik, mis siin maailmas nagu inimmõistus ei suuda haarata, ta mõistusesse ei ole seda võimalik nagu sisse kirjutada. See võib olla mingisugune mõistuslik seletus asjale. Mõistuslik seletus tähendab, see seletus on see, et see on usk. On ju, usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Ja ennem ei saa tulla mitte midagi esile, kui keegi ei ole Jumala sõna kuulnud. On ju, et ma tean, et need olukorrad, mis on mul olnud, on ju, et on kusagil olnud, kas või see sinep ivakese võrra nagu väike Jumala sõna seeme ja ma olen saanud võtta sellest kinni ja mina ütlen, see on Jumala arm, sellepärast, et ma olen võinud uskuda, see on tema arm. Et üks hommiku mind äratati üles kell 5:55 ja ma ütlen ausalt, ma kuulsin selget häält, et sa oled armu leidnud Jumala juures. Et mul oli raske olukord ja ma olen palunud selle Jumala ette ja see on nüüd alles? Nüüd alles, ja see oli pastori naisel on ka rasked olukorrad? Absoluutselt. Sellepärast, et ma tahaks nagu võtta pastorit või üldse nagu ma ütlen siin selle tõe välja, on ju, et mõeldakse, et pastor on mingi imeinimene. Absoluutselt. Ja, et tegelikult pastor on täpselt samasugune inimene nagu ükskõik milline teine inimene. Mingil põhjusel
me teame neid põhjuseid, vaadake, kui me oleme kusagil võitud koosolekul, seal on Jumala vaim tuntavalt, ligiolu, kõik on nagu väga võimas ja siis keegi sealt eest või Jumala vaim või kuidas iganes Jumal kõnetab sinu vastu, sinu südames räägib, et ütle mulle see jaa. Sina oled esimene, jaa Jumal, ma annan kõik sulle, ma panen oma elu maa, ma järgnen sulle kõigega, mis mul on. Nii. Ja siis see jaa on kätte saadud ja siis tuleb argiolukordadega rikastatud nädal ja olukorrad ja kõik ja nii. Tähendab, mis lühike mõte siis selle juures on see, et me oleme kõik inimesed ja kui keegi on saanud Jumala käest mingi ülesande teha, nüüd nimetame, et see on see pastori ülesanne, on ju, et meie teame näiteks, et meie tulime Jumala kutsel siia Saaremaale ja seal kutsel öeldud 3 ajaks. Ja me ei tea, kui pikk see on, sest 3 aastat on möödas, järelikult see 3 aastat ei olnud see 3 aega. See võib olla, me ei tea, Jumal teab ja tema käes on ajad, meil tuleb usaldada teda, meil tuleb täielikult oma elu maha panna ja ma ütlen, pastor... Et sa võtad, et on külviaeg, kündmisaeg ja lõikusaeg. Ja, et näiteks pastor võib teinekord minna oma elu kõige suuremast kriisist läbi ja samal ajal nõustada sind. Ja ta on ise kriisis, aga sina ei tea sellest midagi. Tänu Jumalale. et saad aru, et on võidmine, milles ta liigub ja on olukorrad, kus Jumal paneb sõrme selle olukorra peale nii, see tuleb elust välja saada või Jumala sõna hakkab sind nagu vormima nii nagu Jumal tahab, tema näo sarnaseks, tema moodi, et selles mõttes elu on meil kõigile antud, see on arm, kingitus Jumalalt on ju ja kui sa oled kristlane, siis sa oled saanud tegelikult ma just pühapäeval rääkisin sellest, kui armas ja imeline see on, et me näeme, mismoodi Jumal tegelikult töötab meie sisemise inimese kallal alles, eks ju, ja jätkuvalt, et see ongi üks protsess, eks ju, et see on suur arm. Meil ei tohi kellelgi olla nagu mingit uhkust või et ma nüüd olen midagi saavutanud või seda, et kõik, mida üldse su elus esile tuleb, kui ma räägin kristlastele praegu, siis see on tema arm, see on tema headus ja see on tema selline imeline heldus, mis on võtnud sinu elu, võtnudki selle katkisuse ja tahab sellest teha meistriteose, et tema nimi saaks austatud ja et tema rahvas võiks tõusta siin maal ja sellega koos ka ülejäänud pimedus saaks sisse Jumala kuningriiki, sest et lõikus on valmis. Vot. Nii et sina oled selline elav tunnistus elav tunnistus sellest, et Jumal teeb imesid ja tema kuningriik toimib ja Jeesus on see sama. Vaata, nüüd me siin tuleme väga Saaremaa kesksed alati, aga ma tean, et on tulemas üks üritus, üle Eestiline üritus siin Nõmme kogus, vist viib see TT, ma ikka Valteriga naerama, kunagi see TTT Putuka mürk oli, vaata, nüüd on siis TTT teenistuseni, et kus on, vaata, see on selline meie isa palve, vaat, seal on ka, et see palved ka, et nii nagu taevas, nii ka maa peal on sinu riik tulgu on. Et see on see Jumala ju tahe, et see Jumala riigi seadus on. Et me elame täna nagu, ütleme siis, juriidiliselt siis taevases olukorras Kristi ees, vähemalt piibel räägib niimoodi. Ja, et see võiks nagu laieneda. Jaa. Juriidiliselt on nagu asi paigas, meil on leping antud meie kätte, kuidas on vormistatud, aga eks ta ongi nüüd meie osa nii-öelda see elavaks elada. Või teada anda, et koguduse kaudu taevaalustel võimudel valitsus on kuidagi niimoodi seal mainib kuskil kohas. Paulusi kirjas, jah? Täpselt nii ja lisaks veel iga üksikult meie sees, et mitte ainult meie kaudu, vaid meie sees ka. Ja üks selline, tundub võib-olla lihtne sõna, aga mida on palju korratud ka, aga see on see Matteuse evangeeliumis 6. ütleb Jeesus, et otsige esiti Jumala riiki või Jumala kuningriiki ja tema õigust ja kõike muud antakse teile pealegi, et see on nagu nii lihtne väljend, aga me igaüks peame nagu enda jaoks selle nüüd lahti saama, murdma, et kuidas siis see minu elus toimib
ja selles mõttes tõesti nagu jah, pastorid on hea nagu jah, et tiitlit kuulda või öelda, aga pastor ei ole ka ingliks saanud või jumalaks saanud, et on ikka veel inimene ja ikka veel nagu avastab ja murrab endale ka seda teekonda sealt, et Jumala kuningriik läks esile. Vaata, ühes kohas seal ees ütleb ka, et minu isa on tõeline aednik ja mina olen viinapuu ja isa on aednik ja ütleb ka, et räägib oksteist sellest, meie oleme nagu oksad, et ühes temaga on. Aga ma tahtsin seda küsida, et kui sa juba selle teema läksid, ma keeran gaasi natuke rohkem nagu põhja niimoodi, küsin neid küsimusi, mida me tavas pimeduses vaikselt omaette küsime. Et vaata, et otse käisid Jumala riiki ja tema õigust, siis kõik muud on peale kaupa, väga hea lause on, väga lihtne ja oled sa nagu ma küsin niimoodi ka, et oled sa mõelnud ka, et kui sa olid et kui ma nüüd otsi veidi Jumala riiki on ja ütleme, panen parees selle mõtte, et mina isa, siis isa minu, kuidas see viinapuu on ja sama osa sellest on et kas sulle ei tundu, et see teine osa seal lõpus antakse peale kauba, et kas selle huvi võib äkki ära kaduda? Et ei tahagi enam midagi peale kauba? Jaa, peale kauba, sest vaata, ma kohe ütlesin, see Matsi evangeelius, ma ükspäev lugedes mõtlesin selle peale, et võib-olla natuke valnurgalt tuli kui lähenes, aga mõtlen niimoodi, siin ütleb niimoodi, et siin räägib, Matsi evangeeliumis räägib ala pealkirja pannud rahust ja möögas, et Jeesus ütleb niimoodi, ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Et ossa nuga, ma ei ole tulnud oma rahu vaid mööka, konflikti, sest ma olen tulnud lahutama meest oma isast ja tütart tema emast ja miniet tema ämmast, et ja inimese vaenlaseks saavad tema kodakondsed, okei, et praegu hakkame sisse minema, aga ta on lõpuda, kes isa või ema arvastab enam kui mind, see ei ole mind väärt ja kes poega või tütart arvastab enam kui mind, ei ole mind väärt. Ja nüüd ütleme, see kõik on selline nagu lahjaväärik, nüüd ta hakkab nagu keerab seda vunki nagu hoolega juurde ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt, okei, hakkame see mõtlema ja siis ta nagu lükkab selle kaasingu põhjud niimoodi, kes oma elu leiab, kaotab selle ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Nüüd sina oled pastor ja ütleme nüüd, mina tulen kirikusse, et oma elu leida. Ja siis ma loen siit, et kui ma oma elu leian, siis ma kaotan selle ja kui ma elu kaotan tema pärast, siis ma leian selle. Oota, millest siin nagu jutt käib? Mis sa oskad seletada? Tundub nagu, et väga süva filosoofia, et tiip. Ei see on ikka nii tiip, et siin ei ole saba ega saari, selles mõttes, et see on ju niimoodi, et mina tahan ju pääseda ja jumal ütleb, et tuleb hoopis kaotada. Tuleb kaotada, oot millest see jutt käib? No võt, selle aru saamiseks on isegi pastoril püha vaimu vaja. Nii? Meil ütleb, et ta annab suisa ega teeteidet. Jah, täpselt nii, et vaata, see on see sama teema, mis Vanas Testamendis ütleb, et Jumal, et minu mõtted on kõrgemad kui teie mõtted ja minu teed kui teie teed, et vahest me inimestena nagu selle koha peal oleme mõtleme, et oi, et see Jumala asjad, need on nii kõrged ja kauged, et ei mina nendest aru saa ega nendega kunagi ei jõua, sest lihtsalt need ongi lihtsalt nii kõrged. Aga pigem ma mõtlen, siin on niimoodi, et nad ei ole mitte nii kõrged ja kauged ja nii ära tundmatud, et me mitte kunagi nendeni jõua, vaid küsimus on selles, et Jumala teed ja mõtted meie kohta ületavad meie kõige metsikuma tunnistused ka nagu kordades. Et keegi, üks Jumala inimene ükskord meile ütles sellise lause, et paluge alati kõige suuremaid palveid või kuidas see lause oli, et ärge piirduge nende ainult nagu pisikeste asjadega, eks ju.
mõni inimene jälle ütleb niigipidi, et noh, ma olen nii väike, et ma ei tülita Jumalat oma pisikeste küsimustega, et aga vaata, see ongi nüüd see koht, kus me inimestena, miks Jeesus ütleb, tuleb kaotada see enda asi, on see, et vaata, mina näen maailma läbi võib-olla lukuaugu või ainult oma mätta otsast või nagu kanake otsib oma ussikest seal ja pea on niimoodi kogu aeg all. Aga Jeesus ütleb, tõstke oma pead ülesse. ehk püha vaimul on meile midagi palju võimsamat anda. Ja siia nagu üks selline tunnistus juurde, ma ei tea, kas see selgitab seda või mitte, aga kui meil oli alustasime, rääkisime sellest, et 5 aastat tagasi tulime Saaremaale. Kui ma läksin Tallinnasse 1999, eelmisel milleeniumil võiks lausa öelda. Eelmisel tuhandel, jah. Et kooli ja mul oli nagu see mõte, et ma teen oma kooli ära ja ma tulen Saaremaale tagasi. Nii. Aga no see kooli tegemine ei läinud nii lihtsalt, nagu ma lootsin ja siis tuli vahepeal veel töö ja siis tuli abikaasa ellu ja lapsed ja nii edasi. Keegi jõuab süüs enam ju. Aga kogu aeg nagu tiksus minu sees see küsimus, et no, et millal siis nüüd see Saaremaale minek on, eks ju. Ja pensioni valves. No vot, et ei, mina tahtsin ikka kohe tulla, aga kristlasena, noh, sa ju küsid Jumala käest ka, et tal ka ikka mingi arvamus siin on. See muidugi hea sõna, Jumalal, ma usun, ei ole arvamust, vaid Jumalal on kindel parim tahe. Ja nagu erinevad valikud olid elus ja mitmed korrad nagu, et noh, et aga ikkagi see Saaremaa mõte Jumal, et me ju rääkisime või niimoodi. Ja siis oli aastal 2019, ma arvan, kui no see võib-olla oli juba varem, aga üks Peeteli laul hakkas mind väga kõnetama ja see kannab vist pealkirja Chasing You. No ma ei mäleta täpselt sõnastust, aga see rääkis sellest, et Jumala plaanid on nagu ületavad kõige sinu metsikumad unistused. Nii. Ja siis äkki hakkas nagu mullegi hoitma, et ma olen kogu aeg nagu möötnud kõiki neid oma valikuid ja asju nagu Saaremaaga, et millal nagu sinna tagasi. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, ma olen ikka väga kitsaks selle asja ajanud. Isegi siis, kui ta minu kätt, ma ütlen vahepeale, kui ta minu kätt palus, siis seal oli ka tingimus. Sa pead tahtma kunagi Saaremaale temaga koos minna. Ma vanais ütlesin ka, et tulun Saaremaa, aga see ei ole meil tingimus, vaid see on nagu loomulik osa meie Saaremaa meeste eludes. Et ta muidu jääb elluks, aga ta peab saama selle jah-sõna, et ma olen nõus Saaremaale tulema. Ja oligi 2019 oli üks selline diil siis mul Jumalaga, et ma võtsin ühe sellise vastu ja palve aja ja võtsin nagu Jumala jaoks aega ja siis tuli nagu selline palve, et Jumal, teeme nüüd nii, ma annan selle Saaremaa mõtte sulle ära. Nii. Aga ma ei anna seda lihtsalt ära. Ma vahetan selle sinu plaani vastu. Selline palve oli mul. Omast arust nagu tegin väga vägeva diili. Austraaliat või vähemalt Gröönimaad saada. No ei tea, või maalt ära üldse. Aga... Ja no ma mõtlegi, Austraalia või Gröönimaad, 2 suuremat saarut on. Maalt nagu maakeralt. No jah, absoluutselt. No ükskõik, aga tähendab, andsin nagu selle asja vabaks, et mitte nagu mõõta oma eluvalikuid ennem selle mõttega, et millal siis Saaremaale tulek. Ja see võiks öelda, oligi nüüd nagu see koht, kus oma elu oli vaja maha panna. Tähendab, sul on nagu mingisugune oma mingi asi tiksub sul kuklas ja nagu Jumala jaoks on kogu aeg nagu küsimus, aga see. No see võib olla mis iganes. Mõnel on see elukoht, kus sa tahad kindlasti olla, mõnel teisel on võib-olla sa oled vallaline ja tahad konkreetselt seda naist või seda meest ja räägid kogu aeg ühest ja samast Jumala. Nagu sa oled kinni need. Ma mõtlen ka, et selle kohalt, et see maa, nagu Abrahamile ta ütles ka, et minna välja oma isa kojast ja oma maalt. Ja ta ei ütlenud kuhu, eks ju, ütles, et hakka minema. Jah, hakka minema.
2019 ja tegin siis Jumalaga sellise diili ja tundus, et Jumal võttis nagu asja tõsiselt. Et mõni päev peale seda ma sain ühe sellise täiesti huvitava prohvetliku sõna ja sealt nagu hakkasid äkki mingisugused tükid nagu paika minema, aga aasta pärast me saime, see oli samal sügisel, me saimegi kutse Saaremaale linnakogudusse ja siis oli mul küll niimoodi, et Jumal, et kas sa teed nalja või, et ma ju andsin ära, et mis me siis enam seda surnud koera nagu üles äratame. Ja, las olla. Jah. Ma korra küsin ennem ära, naine võib ka toetada või tulevad meeld. Kas siigused seal Tallinnas elasid aasta 2019-2020, teil on ütleme, te olete ennast korralikult sisse ennast juba sättinud, oli mingisugune turvavõrgustik, no saate mida mõtlen, oli juba mugavusvärk. No mina olin selleks ajaks juba 20 aastat Tallinnas elanud, Katrin oli terve elu Tallinnas elanud ja viimased 10 aastat, 2010 kuni 2020, siis me olime ju Eelimi koguduses ka igatepidi töös ja ennast sisse sõnud nii-öelda jutumärkides, et pastori abi ja majandusjuhataja ja ülistusjuht ja neid ameteid nagu jätkus seal. Käsi rahas ühesõnaga, ma saan aru, kirikus. Maailma keeles. Ja. Ütleme siis niimoodi. Et see oli päris turvaline. Tähendab turvaline olla, aga äratulemine mõte oli nagu selline valus mõte, ütleme niimoodi siis. Ja ma mõtlengi, ma tahangi nagu lihtsalt nagu kuulajate ette joonistada see pilt ise endaga aru saada, et see oli ikka kole mõte ikka oli. Nii? Aga kui sa nagu tähele paned, et neid sõnumeid tuleb üks ja teine ja kolmas ja hakkab äkki mingisugused pusletükid sulle äkki kätte tulema ja siis hakkad ju vaatama, kuidas need kokku sobivad ja kui siis lõpuks tuleb äkki kutse ka veel. Muidugi me võtsime ikka veel palveaega ja Jumala ees seda asjad üle küsida, aga täna me oleme juba 5 aastat Saaremaal nüüd olnud, nii et miks ma seda ka veel tõin näiteks, ongi vahest see, et meie unistused ja see, nagu sa sealt lugesid seda sõna, et me tahame nagu oma elu päästa, eks, aga Jumal ütleb, et hoopis tuleb see ära kaotada, et vahest on vaata, see ei olegi see, et Jumal tahab nii kangesti meilt mingeid häid asju ära võtta, et nüüd tead, et sul ikka oleks halb, et sa ikka kannataksid, vaid selleks, et tegelikult et tema oleks esimene. Kui me oleks nüüd Saaremaal tulnud selle mõtte peale, et minu unistus oli, siis me oleks nagu minu unistuse pärast siin. Aga Jumal tahtis olla esimene. Ole tema unistuse pärast siin, kus sa oled, tema kutsel. Et ma näen, et see oli nagu üks nüanss asja juures. Ma küsin Katrin su käest, ma küll lugesin näiteks ka, et Jumal tooma mööka ja näitab selle abivad vahelis värgi ära, kui toob ämma ja mini vahel. Ma tean, sina nüüd tulid Saaremaale, sa elas 2 aastat, elasid oma ämma üleval taas, et ma tean, sul oli super ämma seal on, see on see mõttes, et kõik on tulnud, aga ütleme niimoodi, et nagu Tanel ütles ka, et ta oli 20 aastat Tallinnas on, haigla kui väga ruttu, et sa oled terve elukond on, aga kui kerge sul siis, kui Tanel tuli sa juurde, siis ma tead, et ma olen ikka veendunud selles, et ikkagi Jumala asja taga ja nüüd teeme niimoodi, et lähme Saaremaale ja kohe hakkab küll ärkamine, aga ikkagi see minek, et kuidas see oli siis? No tegelikult see oli niimoodi, et tähendab, me oleme Taneliga kogu aeg nendes protsessides nagu kõrvuti koos käinud, et see ei olnud päris, et ta tuli nagu ühel päeval laksti, et nüüd on niisugune lugu, et lähme nüüd, et olgu asjad pakitud, et me paralleelselt kogu aeg ju me rääkisime sellest, palvetasime, üks nägi unenägu, teine sai prohvetliku sõna või kuidas iganes see läks nagu, et see ei olnud nagu mingi uudis, et see oli kogu aeg nagu läbi räägitud ja tead, ma mäletan ühte sellist... Jumal pidi ise andma Katil unenäo, ja mina nägin veel unenäo ka, aga ma ütlen ühe huvitava asja, tähendab...
Jumal on oma sõnas, vaata, ta ütleb, et alistuge juhtidele, eks ju, ja see nagu autoriteedi küsimus on nagu väga oluline. Miks? Vaata, austage oma ema-isa, et elus käsi hästi käiks, eks ju. Pitiga oleks ka. Ja austage juhte. Ja mida me nagu, no ma mõtlen ka Eestis, eks ole, meil on nagu, meil tulevad uued põlvkonnad, kasvavad peale ja see on tegelikult Jumala jaoks, miks see juhtide nagu austamine või nagu autoriteetide austamine, see on oluline talle, sest tema on isa, tema ongi juht, eks ju, ja ta näeb, kui meie südames on nagu valed hoiakud juhtide suhtes ja ta, ma ütlen ausalt, et ta laseb vahest olla teatud olukordades sul, et su südame hoiak muutuks, eelkõige nagu Jumala sõna enda suhtes, isegi need inimesed teinekord, ma olen kunagi öelnud niisuguse lause välja, et see inimene ongi sellepärast selline, et sinu südame hoiaki, sa oled nii kõva südamega, sa ei muutu, aga Jumal tahab sind, noh, sest ta armastab sind nii palju ja ta tahab su vastu võtta oma perekonda, aga kuna ta on püha Jumal ja tema juures vaata ei ole sellist nagu kuidas ma ütlen, ebapüha või midagi, mis nagu ei austa, on ju, et ma ütleks seda, et tähendab, oota, kuhu ma tahtsingi jõuda, ma hakkasin ühte pointi rääkima. Unenäost või kuidagi? Unenägu oli üks asi, aga et see point oli, mis ma tahtsin tegelikult öelda, et Tanel ütles ühe lause seal ja see näitas mulle kätte, tähendab, kus ta oli oma südames sellel hetkel. Ta ütles niimoodi, et ma olen tundnud või näinud ja saanud aru, et Jumal räägib minuga ja samal ajal ta on tahtnud olla nagu ustav selles teenistuses, mis tal parajasti oli ja ka Jumala sõna kohaselt austada Jumalat, eks ju, aga ta ütles, et kui ma nüüd ei järgne Jumala sõnale, ta sai aru sellest, et Jumal räägib talle ja kutsub teda. Jumal isiklikult teeb seda, ilma nagu teatud mõttes vahemeesteta, vaid Jumal on nüüd võtnud tema sihikule ja ta kutsub, see on tema kutse. Ja ma ei lähe ühegi juhi vastu, aga ma ütlengi seda, et teinekord ongi niimoodi, et sul on see juht, on ju, ja siis tuleb Jumala kõnetus, mis on nagu, raudpolt kindel läbi proovitud ja tulesk läbi katsutud, eks, et sa saad aru, et nüüd on see koht, kus ma pean järgnema Jumalale endale. Ja Jumal kinnitas seda. Said aru pointist, mis ma tahtsin nagu öelda, et selles mõttes ta ilmselt oli ka varem nagu saad kõnetusi, aga ta võib-olla võitles veel enda sees, aga võib-olla see koht nüüd tuli, kus ta tegi Jumal, ja ma järgnen sulle. Et vot siit hakkab nagu minu jaoks see siuke vaimuliku küpsuse teema, et keegi kuuleb Jumala häält ja teiseks on sõnakuulelik süda. Et kui palju me tegelikult, mina olen väga palju selles eksinud, Jumal räägib ja ma ei tee ja pärast ma saan aru, kuule, come on, et ma ei olnud sõnakuulelik ja see, mitte rõõmuga ei räägi sellest, need on päris olukorrad ja me, ma olen ka Jumala ees, Jumala, luba heastada see. Et ma toetun su armu ja abi peale, aga ma tahan olla see hea laps, kes on see sõnakuulelik laps, eks, et meil on nii nagu, teinekord nagu rumalad ja kuidas öelda, põhjused, miks mitte teha, aga see aeg ei ole enam ammugi see. See on mulle väga tuttav teema. ja, et lihtsalt Jumala arm on, ta on armuline ja tema jaoks nagu ta ei seisa meie taga. Tal on need isikud olemas, kellega ta saab liikuda igal ajal, eks ju, aga ta on valinud sind ja mind samamoodi, et tema, nagu see Jeesuse iseloom on selline, kui sa oled nagu kusagilt nagu läinud kõrvale ja lähed ikkagi see oma tee on nii meeldiv ja magus, eks ju, ta ikka minna, on ju. Et Jeesus niivõrd armastab sind, kui sa oma südames jõuad selle kohani, et ja issand, et anna mulle andeks, ma tahan, nii nagu me räägime siin praegu sellest, et kuidas see elu maha panna, mida see tähendab, on ju. Ma tahan järgineda sulle, ma tahan oma elu maha panna ja ma vajan su abi selleks, ei olegi mõeldud, et ma ise saan sellega kuidagi hakkama ja ma mäletan, sa küsisid, et kus me olime, eks ju, Taneli vanemate kodus ja seal ma päriselt ütlen, ausalt, siin ei ole midagi nagu, elu oli kitsas, nagu füüsiliselt kitsas. Kaks väikest tuba oli mäletan. Aga teil on ainult teil lapsi, siis sündis teile ju see... Alles 5. Alles 5 laps. Jah, 5 laps sündis, eks ju. Aga mitte ma ei taha midagi nagu nuriseda. Pigem on küsimus selles jällegi, et ma tean seda, et see Saaremaale tulek on üldsegi ettevalmistus millekski, sest
meie ei tea, mis on meie südames. Jumal näeb seda. Ta paneb sind nagu olukorda, kus on nagu mulle meeldib kasutada, et ta lavastab olukorra, kus on täpselt õiged malenupud õigel malelaual ja edasikäik saab toimuda ainult tema sõnale alistumise toel, ütleme siis niimoodi. Ja oli nii, et täiesti tavaline, istusin perega ümber laua ja ma järsku tunnen, et Jeesus tuleb, et seisab mu selja taha ja küsib, et Katrin, kas sa armastad mind? Ja see oli vaiksel ja rahulikul häälel küsitud küsimus. Ja ma mõtlesin, et Jeesus, mis küsimus on? Ma loomulikult ma armastan sind, et jaa, ma armastan sind. Peetrus ka ju. Jaa. Sa tead, tunned kõik, et on mul armas. Ja tead, ta ütles mulle väga selgelt, ütles, et loobu iseenese olust. Nii. Mis see tähendab? Loobu iseenese olust. Ja vaata, ma ei tea, kuidas keegi nagu on üles kasvanud, me tuleme erinevate nagu pakettidega, me sünnime erinevatesse perekondadesse, meil on erinevad kasvatused, kuidas meid on kasvatatud ja kõik see, aga mis tähendab loobuda iseenese olust? Sa paned tegelikult, ma õppisin seda seal majas, see oli midagi, mida, kui ma peaks seda selgitama, see on midagi sellist, et Jeesus sinu nime pärast. Ma olen nõus olema selles või selles situatsioonis. Või ma olen, ja ma ei, veel kord ärge nüüd mõelge, et midagi katastroofset või niimoodi, aga... Ei, me ikka just seda ma just mõtlen. ja seda, et nagu, et see olukord on nagu selline, et see ei ole kõigil meil sama. On osad isikud, kellel on tõesti, see on Jumala arm, ta läheb läbi elu lenneldes ja Jumal ei ole mingit probleemi temaga sellepärast, et ta on vaba. Ta on nagu... Ta süda on vaba, tal ei ole nagu raske Jumalale jaa öelda, ta on nagu, ta on rõõmus, eks ole, ta kannab neid väärtusi juba võib-olla lapsepõlvest peale, tal ei ole olnud traumasid, asju, mis iganes on nagu need asjad, mida inimesed nagu elu jooksul siis külge saavad või haagivad või neile tehakse ja inimene nagu on jäänud siis nende kihtide alla. Ja siis ütleme niimoodi, et pinge olukorras teinekord need asjad nagu hakkavad siis nagu manifesteeruma, et mulle ikka nii ei öelda. või mine või nagu, saad aru, et ma toon lihtsalt nagu dramaatilise pöördesi, et lihtsalt see asi nagu tuleb esile, mis sa arvad, et sul ei ole või see ei ole varem esile tulnud, aga kui sul on nagu tulekuumus või sul on kitsas, siis tuleb esile, mis seal ikkagi nagu on. Jumal paneb malemängu niimoodi, et sa oled korrekult kahvli saada. Keegi annab tulde, keegi annab kahvlid niimoodi. Tähendab, see asi toimub sinu sees, see toimub vaimus. Ja Jumal näitab, et teine kõrvalt ei saa aru. Ta ei pruugi sellest, sest et me Jumal lastena, meil on ikkagi ju enesevalitsus ja me keegi nagu, aga vaimus sa saad aru, et täitsa lõpp, et kuule, mis see nüüd on? Et oot, et siukse tegelasega ma küll edasi minna ei taha, või nii, on ju. Et okei, ma ei lähe sinna praegu, aga just läks põnevaks ja kokei raiad. Et tähendab, tema jaoks on sina ja sinu karakter. Ja see peab tulema sellises mõttes sellest tuleproovist läbi, ta peab tulema saama läbi katsutud niimoodi, et ta saaks usaldada sulle päris asjad. See on see küsimus, et sa lõpuni oleks temaga, et sa armastaksid teda ja mis saab tegelikult oluliseks on jällegi ja uuesti ainult Jumala sõna, sest ta ütles, et need, kes mind armastavad, teevad nende sõnade järgi, mis ma olen rääkinud. Need teevad minu sõnade järgi. Ja see ei ole raske. Ja see ei ole enam raske ja selles mõttes ma ei oska muud moodi öelda, ma olen pidanud nagu omal nahal nagu need asjad läbi tegema ja ma julgen arvata, et see on võib-olla selleks, et Jumal valmistab mind võib-olla ette mingiks ajaperioodiks või mingil ajaperioodil nagu abistama teisi inimesi. Et ma olen päriselt nagu tunnen nagu sügavuti oma sees neid olukordi ja saanud nagu, et see on nagu lahti kirjutatud mu silme ees. Kui ma nagu lühidalt panen selle kokku, et ma saan aru, kuidas mingid asjad nagu tekivad, miks nad tekivad ja mis aitab, et need nagu uuesti saaks lahendatud või see on Jumala arm, seda ta on nagu õpetanud mulle ja ma olen tegelikult nii tänulik talle selle Saaremaa aja eest praegu, mis on olnud, et kõik need asjad, kõik need olukorrad, need inimesed ja situatsioonid, et tema on teadnud seda
ja ma järjest rohkem ma tunnen, et mul on selline nagu jumala kartus, et täitsa lõpp, et mida ta teeb, et mis veel ees on nagu ootamas, et ja ma olen nagu öelnud talle suure jahi, et ja okei, nüüd ma saan aru, et kui ma võib-olla ennem olin siuke nagu natuke vastupanija või nii, et mul ikkagi mul ei sobi. Mulle ei sobi see asi, on ju, vaata nagu mitmed tunnevad iseennast ära, et see ei lähe niimoodi, et see peab minema nii nagu et ikkagi kõik oleks nagu minu plaani kohaselt toimib, on ju, aga ja need protsessid võtavad meie juures aega, nii nagu ma ütlesin, eks ju, 99 läksin Tallinna, 2019 tuli siis lõpuks see nagu allaandmine, et mõni asi on nagu ikkagi 20 aastat nagu nõuab tööd jumala sellist vaikset veskit. Sa oled see nagu kiireõppima. No ma selle kohalt mõtlen, et... et ainult 20 aastat? Ja, ei no võtame Mooses 40 aastat kõrbes, okay. Et siis tuli jumal ja siis ta ütles, et sorry, et vale mees, vale värk, nüüd on nüüd küps, nii lähme ja teeme selle asja ära. Ja. Et see Katrin siin rääkis nendest nii-öelda elu raskustest, et raskus on see, mis nii-öelda väljast peale surub ja vahest toob nagu meie seesile seda mustust või kuidas öelda, mis nagu siis inimlikku külge. See pudel, see lauksu, Kris selle pudel, et enne kaluturit lauksutada on ju. Aga tead, ma nägin mingi aeg tagasi nägin ühte huvitavat videoklippi ja see oli selline, me oleme näinud kindlasti palju ka uudistes ja niimoodi, kus on maailmas on nagu need üleujutused ja sellised asjad ja mudalaviinid ja muud värgid, et kui need kuskil on, eks ju, et inimeste elumajad ja asjad, eks ju, see sopp vajub kõik sisse ja rikub ju toad ja kõik asjad ära. Üks võttis omal selle praeahju lahti ja siis praeahju peal see oli mudavat, saad aru, et see olukord oli. Aga üks huvitav video oli ja mina mõtlesin, see on täiesti nagu vaimulik tähendamissõna ja oli see, et kuskil jõe ääres oli kellelgi restoran ja ma ei tea, mis olukord oli, aga see jõgi hakkas üle ujutama, kõik sopane ja mudane vesi hakkas tõusma. Ja restorani omanik, see on, ma ütleks, jumalik tarkus, restorani omanik tegi seda, et avas restoranis kõik kraanid. Ja nii palju, kui väljas tõusis seda sopast vett, nii palju sees tõusis puhast vett. Nii et ujutas nii-öelda maja üle puhta veega sellel ajal, hoidis nii-öelda sees puhas vett surus vastu. Ja video oligi, et ma ei tea, see päris põlvini vist vesi ei olnud, aga umbes niimoodi käis majas ringi, maja oli nagu vett täis, aga sopane vesi oli kõik akna taga nii-öelda. Ja, et tegelikult see on nagu selline üks pilt või märk meile ka, et Jumal ka nendes rasketes aegades, kui meile ei meeldi ja nii edasi, meil on lahendus. Ja see on see, et hoida Jumala ligi. Jumala sõna on vesi, eks ju, ka Piibel räägib sellest, Jumala sõna on nagu see puhas vesi ja Jumala vaim elav vesi ja et kui me täidame ennast Jumala sõnaga, siis nii-öelda meie sees tekib see vastusurve sellele välissurvele ja see on Jumal on meie poolt sellel hetkel ja sa lugesid sa enne saadet või sa lugesid alguses peal 27 ütlesid kirjakoha. Aga vaata, siin on 11. salm on hästi huvitav, ütleb niimoodi, et õpeta mind Jehova oma teele ja juhata mind tasasele teerajale. Ja siis lisab mu vaenlaste pärast. Lihaliku inimesena me nagu mõtleme, et Jumal tahab minu käest midagi saada, ta tahab kõik head asjad ära võtta, tahab mind piirata, miks see Piibli raamatus, miks seal nii palju käske keeldu on, mis ma pean tegema ja kuidas olema, ma tahan vaba mees olla. aga vaata, mis ta siin ütleb lõpus, mu vaenlaste pärast, et kui tegelikult me mõistame ära, kui meie poolt on Jumal,
miks ta ei taha selles mõttes juhatada, et vaenlastel oleks nüüd hea tulla talle kallale, vaid ta tahab juhatada sellepärast, et sul oleks nagu vägi seista vaenlasel vastu. Noh, eelkõige hingevaenlasele me ütleme, eks ju. Et see on, et Jumal on nagu nii meie poolt. Ta tahab meid juhatada, et meie oleksime õnnistatud, et meie oleksime hoitud, kaitstud vaenlase kõige selle peale surve eest, et ma võib-olla läksin nüüd teemast kõrvale, aga kuidagi ei täitsa teema sees, jah. Ja see vesi ja mul see muda, kõik see mees. Sa siin otsid, on sul midagi praegu kohe? Jaa, ma leidsin sellise kirjakoha, tähendab selle kohta just, et kui me oleme nagu kitsa koha peal, et see mõte on ju, et Jeesus saaks kirgastatud meis. Nii. Ja vaatab Salm 34, 5 ja 6, et ma otsisin Issandat ja tema vastas mulle ning tõmbas mu välja kõigist mu hädaohtudest. Ja nüüd, kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust ja nende palgele ei tule kunagi häbi. Tähendab, ma mõistsin ka ära seda, et vaata, mida Jumal õpetas või millest ta tahtis aidata tegelikult. Vaata, kui me oleme olukordades ja neid on praegu me ümber väga palju, see on testi aeg, see on kristlaskonna testide aeg samamoodi ja olukorras see iseloom on see, et vaata minu peale, vaata kui raske ma olen, kuidas ma nagu tulen ja võtan sult ära nii, see on vaenlase vale, eks ju. Et Jumal näeb ka, et see olukord on su elus ja ta näeb neid, ma ei tea, tervisemuresid või asju või finantsprobleeme kõik. Aga kes tema poole vaatavad, säravad rõõmust, tähendab, mis toimub, on see, et me paneme silmad vaatama, hakkame seda olukorda vaatama ja siis kaob ära korraga nagu, hakkab usk ära kaduma ja hakkab ära kaduma nagu see sõna tugev alus, visioon ja kõik, et kuuled, et see olukord, see on Jumala jaoks on nagu üks nips on ja ta võib selle pöörata. Aga kui ma valin, et Jumal, ma toetun su sõna peale, sa oled tõotanud, sa oled minuga, sa ei hülga mind ega jäta maa ja sina oled mu tugevus ja minu abisarv ja kilp, eks ju, võitlustes. Ja ma seisan sinuga koos vastu sellele. Ja Piibel ütleb ka, et alistuge Jumalale ja seiske vastu kuradile, siis ta põgeneb teie eest. Need tulised nooled tulevad, aga sul on meelevald need välja võtta. Eks ju, see on nüüd kristlase meelevald, sa seisad selle sõna peal, on ju, sa ei pea seda ka nagu kartma, seepärast sa tead, et Jumal teeb sinu eest, see on tema võitlus, see on tema auasi sind päästa, on ju. Jah, siin ta õpetusõnas ju ütleb ka niimoodi, aga kes mind kuulab, mida Tanel rääkis, et just Jumala sõna kuulame, võib julgesti elada ja olla muretu, kurja kartmata. Mõtlegi lahe on ju praegu on, kui nüüd mõtled enne seal õpetusõnad 1.33, et sa võid elada julgesti, olla mureta, ei pea valitsema, ma ei tea, mingi pensionsammastest, täna kuulajas räägid, kas on nüüd, ma ei tea, tulin sinna kaost juurde, kuidas kaosta maha, kurja kartmata, et vaata, kes kuulab Jumala sõna. Ja siin on ka, et issanda ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad. Mitte kes teda pilkavad või kes temaga ei tee asja, vaid kes teda kardavad, tähendab, siin on tõotus sellega. Ja ta vabastab nad. Ma lähen natuke veel käin ümber nagu kaitse peal palapudur selle vaata oma elu jätmise peale. Okei, see on, meie arusaame oma elu jätmisest on niimoodi, on sellest filmist Viinari riik, kus nunna pretendent oli siis seal ruumis ja siis see abtsiss seda siis peksis on, ta enam jätka, see on see liha suretamine. Aga siin, vaata, siin Paulus kirjutab Korintusele, ütleb niimoodi, 13. peatükis ütleb niimoodi, et see 13.1 siit edasi, ma loen sealt ette, vaata, me võime väga palju asju teha, aga see on väga huvitav, kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei ole armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu ja kõlisev kuljus. Või kui mul oleks prohvet annejane ja ma teaksin kõik saladuse ja tunnetaksin kõike ja mul oleks kogu uskane, nii et ma võiksin mägesid teisele tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis ei oleks minus ühtegi. Ja siin Salm 3 ütleb nüüd seda, et ja kui mu kõik oma vara ära jagaksin, ja oma ihu annaksin põletada, see on see oma elu, otsest mõttes on kõik, aga mul ei oleks armastus, siis ma ei saavutaks midagi.
Vot see ei ole niimoodi, et ma tahan öelda lihtsalt, et kui me mõtlesime, et jätame elu, see ei ole ju niisama lihtne. Et lihtsalt vaata rikas noormees tuli Jeesuse juurde ja küsis, et mida ma peaksin tegema. Ja see ütles, no käske sa tead ja need ma olen oma algusest peale võinud, siis ta piivad niimoodi, et Jeesus tundis armast tema vastu, ütles, et müü ära kõik, mis sul on, järgi mind on ja siis ta läks kurvalt ära, sest ta oli palju vara. No okei, järgmine peatud, kui käid edasi, siis ütleb niimoodi, siis oli seal Sakkeus on ja oli seal puu otsas, püüdis Jeesus tuli sinna alla ja ütles Sakkeus, noh, ta oli ka Jeesus natuke saalase verda, nüüd Sakkeus ma pean tulema sinu kotta, kutsutakse ennast külla ja siis ju istuvad see laua ääres ja Sakkeus ju tegelikult, kes ta oli ju põlatud oma rahva poolt, sest ta oli ju siis tõlnerite ehk siis maksukogujate ülem. Mitte lihtsalt, kes töötas niimoodi, ütleme, kujuta ette, ta oli, ütleme niimoodi aru, et sa oled seal Ukrainas, okupeeritud Ukrainas, Donbassis näiteks on ja tema siis on Donbassis, kes kohaliku rahva käest kogub siis raha ja saadab siis Kremlisse nii-öelda, tema oli see ja tema oli nende ülemus, kes saatis tüübid välja ja siis Jeesus läheks tema juurde ja siis ta läks ma olen täitsa aru, et kõik ütlesid, no see mees nüüd küll jumalast ei ole, ma mõtlen Jeesust ja läksid Jeesuse kotta või selle Sakkuse kokku või Dmitri kotta, kes seal, ma ei tea, seal Kolloprudandi või kuidas need nimed suupala näit ja siis ta istub seal, ajab juttu, sööb kõike seda, mis ta on kokku varastanud ja ütleme sealt ja siis ta korraks hüppab sealt püsti ja niimoodi, et poole oma varast ma annan vaestele ja kui ma kellelgi olen ülekohut teinud, kujuta ette, kui ma kellelgi olen ülekohut teinud, siis ma maksan 4-kordsed tagasi. Ja selle peale siis Jeesus niimoodi, ka tema on Abrahami poeg. Et see on ju täiesti nagu üks, kes on nagu teeninud Jumalat sünnist saati ja Jeesus ütles, et järgi mind ja teine ütle niimoodi südame tunnistusest hoolimata jõhkralt üles sõitud ja siis tuleb Jeesus tema lauda ja siis Jeesus ütleb talle, et ka tema on Abrahami ja kuidas sellest nagu, kas see ei ole siis ebaaus, see on sama asi. Jeesus kutsub, tähendsõnas ühed kutsub ju hommikul, sind on ju kutsud juba hommikul sinna, lähed kogudusse tööle ja rabad seal hommikust tööd seal, mina lasen lillepidu ja siis mõne tüübi ta kutsub tund aega enne päeva lõppu tööle ja maksab ka ühe teenari ja siis kui palga maksmiseks on siis selgub, et minusugune lumpen saab ka ühe teenari, nagu sina saad ühe teenari, kõik saab ja siis kas ei ole siis kuidagi ülekohtune või et seda kus kohas siin need õiglased möödupuud on või ta ütleb, et ta vihkab neid on üks teeb natuke ja teine teeb palju, need on üks lood, saab veel kuidagi ära massida, üks on röövel on ristil ma ei tea, ta tappis, taas oli surmanuhtus midagi, ta oli kellegi elu võtnud ta istus risti peale ja siis teine ütles ka, et päästa meid iseennast, kes astu maha, kuidas oli ja siis see ju veel manitseb, et ära et teeks äkki, et tema nagu asjatult, me ei oleme asja eest ja siis ta ütleb, et Jeesus mõtleb mu peale, kui sa lähed oma kuningriiki täpselt ja siis ta ütleb, et tõesti ma ütlen sulle, sa oled ühes minuga olema seal juba täna ja see on tapp ja ühesõnaga ta ütles ka, ta sai asja eest, et mis elu andmised või see võtame siis ütleme et ju Peetrus on vaat Peetrus teinud midagi valesti, Peetrus võttis ju möga kätte, lõi selle Malkusel kõrva maha, nüüd tuli Jeesust ja siis ütles, et sa reedad mind 3 korda ja siis ta ju reetis 3 korda ja siis mis siis selle vaesel Peetrusega teha läks, püüdis ma kala või pehjas ja siis lõpus sama nagu sulle ja ütles, tuli Jeesus, küsis, et Peetrus, kas sa armastad mind 3 korda küsib ei no mida sa armastad, sul on ju kõik on läinud, kõik on süda nagu tehtud 1000
tükis, kus see kukk seal laulis on. Ja siis on seal, Jeesus ütles, et sööda mu lambaid ja mu tallasid ja kuidas see lugu on. Ja siis ta lõpuks ta ütleb niimoodi, sinna teada, sinna toon. Millest, ma saan nagu öelda, et kuidas on, see ei ole nagu matemaatika, liitmine, lahutamine, jagamine, korrutamine või ütleme, see ei ole nagu ka nagu äritegemine, et ostan, müün ja kahetsen, et see on nagu midagi, kuidas see need asjad siis, või võtame positiivse tegevuse, võtame Pauluse. Paulus ütles, et kui keegi üldse võiks kiideta, siis ma kiitaksin mina, et ma olen kõik, mul on variser ja sündinud variseriks ja Hebra mees ja juba noores põlves pidanud kõike käske ja kõigist ette jõudnud ja olen käsu seaduse järgi, ma olen laitmatu, on täiesti, seal on mingit vigane. Siis ta ütleb, et ma olen arva kõike pühknud Kristuse, Jeesuse, ülimuse tundmise, et miks nad teevad selliseid segaseid lükkeid? Kui sa oled laitmatu, milleks siis kõhid üldse? Ma ei tea, mis toimub? No vaata, ta ütles, ta ei arvanud seda, see viimane alustame sealt kohast, kus sa nüüd ütlesid Paulus, et mis ta kõik oli, eks ju, Benjamini soost ja variser ja variser, meil on tänapäeval variser nagu nuriser ja selline kahepalgeline ja eliit, ikka vaimalik eliit. Aga tollal ajal ta oli ikkagi nagu sellise kõrgklass nii-öelda, austatud mehed olid variserid. Aga ta ütleb, ta ei ütle lihtsalt, et ma arvan tühiseks, ma lähen nüüd otsin midagi muud, eks ju. Ta ütleb, et selle kõike ületava Kristuse tunnetuse kõrval või võrreldes sellega. Tähendab, et inimene on niisugune pragmaatiline olend. Ta peab nägema midagi. Juhtidena, pastoritena või oled su firma juhti keegi, seal peab olema visioon, ka nägemine, eks ju. Et inimene tahab näha ja ta valib nägemise põhjal. Kui me võtame kas või need mehed, kellest sa alustasid, oli see rikas mees, eks ju. Jeesus ütles talle, mine müü ära ja tule järgne mulle. Ja siis oli Sakkeus. Tähendab, nad mõlemad toimisid oma nägemise põhjal. Lihtsalt nad nägid erinevaid asju. Lihtsalt nad tegid erinevaid asju. Et siin ongi nüüd see, mis Jeesus ütleb ka teises kohas, ütleb, et silmad teil on, aga te ei näe ja kõrvad teil on, aga te ei kuule või nähes nähke ja kuuldes kuulge, eks ju. Et see on nagu kõik sellest tulenevalt, mida nagu keegi näeb ja minu jaoks on see samamoodi olnud see protsess, kus nagu õppida tundma Jumalat ja mida rohkem sa Jumalat tundma õpid, seda rohkem sa saad aru, et see, mis Jumal pakub, see on palju ägedam, palju võimsam, palju täitvam, palju rohkem rõõmu. Siin on aega, ütleme... See lähebki nii palju aega, kui sa aega annad sellele. aga see, mis hingevaena pakub, see on kohe käe. Kohe. Et muidugi, see on, et... see tuleb paastuda. Ma tulen selle näite, et ütleme, see on nii-öelda, oled siis seal otsustatud juures, nii-öelda pildiga tõeles, et paastu on ja siis kurat laseb sulle selline burgerite reklaami silmeid taga. Oota, kumb olid valida? Kuidas Eesti vanasõna oli, et kes pärast naerab paremini. Et see on alati meie ees need valikud, et kas me tahame kohe naerda või tahame pärast naerda, kui on ikkagi päriselt millegi naerda. Ma mõtlesin, et sellised pikad juhmed on, aga okei. See võib olla ka, aga mõte oli selles, et ilma tööta siin elus nagu ei tule eriti midagi, et Jeesus on teinud väga palju ära meie eest, aga meil on mingi osa jäänud teha. Ma toon selle nägemise juurde taga, see on väga näed, sa näed, ma saan aru, et ta ju nägi, ühesõnaga see Sakkes ju ikkagi nägi midagi, millest juttu Piiblis ei anda, on ju. Midagi seletamatut juhtus, okei, me saame rääkida, Jeesus kokku on, aga midagi või see naine seal kaevul. Aga vaata see nägemus, tuli see meelde, see üks mu lemmik kirjakoht on seal, kus ta räägib sellest tähendussõna mehest, vaata, kes läks ja leidis varanduse. Ja
ja see peidetud on, et see on väga huvitav, sa leidsid varandus, ma ei tea, ta käis ringi, nüüd oli see ostetud, ta käis ja ta ütleb, et ta pidi otsi midagi, ta oli üks otsija, ja ta otsis midagi ise ka, siis ta leidis selle võõra maa peal. Ajas kinni. Ja siis ta nägi seda, ajas kinni, see väga ja läks rõõmsust ära. Vot see on nagu kõige rohkem ärritab see, et ta läks rõõmsust ära. Ja tead, mida selle rõõmu peale tegi? Ta nägi, et ta nägi midagi, pani kinni, vaatas, keegi näeks, pani sinna mingisuguse puuoksa peale, niimoodi, läks rõõmsust ära. Ja siis ütleb niimoodi, müüs ära kõik, mis tal oli. Ja mitte ostnud seda varandust, vaid läks ja ostis selle maa või selle põllu. Sest see oli enam väärt, tähendab, selle varanduse eest ta maksud penniga, see on see Jeesus on. Aga see maa eest ta maksud, ta ostis kõik ära ja ta, vaata see võitis see, et ikkagi ta kuidagi, ta loobus kõigest see, mis tal oli, nagu me ka oma elust. Ta oli näinud midagi. Ta nägi midagi, et ma just seda öelda, et ikkagi see elu jätmine see, ma ikkagi näen midagi, mis on väärtuslik, nii ma jätan selle oma või sa teed selle, et meil on nagu need tibud, kes seal siblivad ja siis korraga näeme, et sa oled kutsutud nagu katkaks ja mitte neid tibusid sööma pildiga tõesti. Et ja vaatasin sellest, see armastus üle laulus mul luges, et tegelikult kui mul ei ole armastus, tähendab, aga armastuse, kus ma see armastus saan, see on ikkagi ju Jeesus, tähendab, kui mul ei ole Jeesust ja oma elu ju nii-öelda ära anna, vaata, keskajal ju praktiseeriti seda on ja oli seal kätte maha raiumused ja värgid ju on aga see tõotab, et seal mingit kasu pole on et sa võid ju kõike teha, me ju võime, et süda on ikka tühi, et see on sama, see on nagu liitmine, lahutamine ja kahetsemine, see on ikkagi teistmoodi, et Jeesus ikkagi näitab sulle, ma toon nagu teie loo juurde tagasi, ma tahan nüüd teada, et okei, tulite sealt ära, Jumal andis hunniku tõotuse, kõik pole veel täide läinud, jätsid oma asjad maha, tegite täiesti ebapraktilise otsuse tulla tsentrumist ääremaale, nüüd te olete Kuressaare kõige väiksema koguduse, ma ei tea, pastor liikmed. Et kogudus kasvab siis, kui pastor perekond on laps juurde tulema. Et sa oled siin ja nüüd sa istud selle supi sees ja siis ma vaatan, et olete täitsa nagu õnnelikud ka veel. Et kuidas sellest nagu aru saada, siis mõtles, et jah, mis on see, mis teid siis nagu toidab, siis mõtled, et see ongi, kuidas tuli praegu see mõte või väljend meelde, et nähes nähtamatut. Aha, see rääkis Abrahamist, eks ju, kes nähes nähtamatut. Et ja see ongi tegelikult see, kus ma natuke panen soola veel sinna ava peale, ma tean, et Kuressaares on see komme, et kirikud töötegijad saavad kokku ja siis ma olen ka väles, kui saatnud käima niimoodi, siis nad ju räägivad ja siis ikka vastuselt räägivad, kui suur sinu kogudus on ja palju sul seal liikmed on ja kus on ju remonte, mis sõpruskogudus on ja siis kuidas sul läheb, armas vend ja siis kuidas, ma arvan, et need on sellised väga niimoodi üleseitavad kohad niimoodi, et pead nagu seda välise peale vaatama. No me rääkisime siin alguses ka vist sellest, et kui me tulime, ma nüüd niimoodi poliitiliselt põikan kõrvale aga sa võid uuesti küsida, kui sa et üks nagu visioon, kui me siin Saaremaal oleme olnud, eks Jumal andis meile selle, algul mõtlesin ainult üheks korraks võib-olla, et ülestõusmispühad, eks ju, kõigile, mis on nüüd ka 20. aprillil jälle. Ja 4. kord. Ja nüüd on 4. kord. Ja mismoodi see oli see, et koroona aeg oli, eks ju, nii-öelda läbi saamas ja siis
koroonaaeg oli läbi saamas, hakati neid piiranguid nagu leevendama seal ja noh, ennem oli ka neid piiranguid vahepeal seal suvel leevendatud ja niimoodi ja tekkis korraga see, et no ei tea, kauaks nüüd seda leevendust on, aga nüüd on võimalus meil nagu rahva ette minna, sest nagu me tundsime, et rahva sees on nagu selline otsivad vastuseid inimesed, kui ikka inimene kinni pannakse luku taha tuppa, siis ta peab hakkama nagu enda sees ju vaatama, mis on päris ja mis ei ole. Ja ma lugesin lugusid, kus noored niimoodi, kes omastasid ühte-kahte tubakorteris, siis pidid, oli see, kus nimetada kodukontor, ja aastas nad elavad täiesti võõra inimesega. Ja, see on täiesti võimalik ja tuli tõesti see hetk, et teeme nüüd vastume kuskil välja. Jumal andis nagu sellise mõtte, et ülestõusmispühad, et see on nagu üks kristlik suur püha ju, tegelikult kõige suurem püha. Absoluutselt. Ja meil tuleb kuidagi seda tähistada ja rääkisid jällegi nende pastorite kokkusaamistest, läksin pastorite kokkusaamisele, esitlesin oma sellist nägemust ja tuldi kaasa mu mõttega ja nii see asi sündis. Aga noh, muidugi me ju oma sellises rohelises usus me tahaks jõuke näha, et sajad ja niimoodi ikka tulevad pöörduksid ja kogudused plahvataksid. No, mis me tahaksime, nii oleks ju õige plaan. Ja, et seda nagu ei ole tegelikult sündinud selle kolme aasta jooksul. Ja ma olin ei ole. Ma olin nagu päris nagu Jumal ees, et Jumal on see ikka siis nüüd sinu asi või et miks või et kuidagi nagu tahtis see visioon käest ära minna, et kas me üldse hakka enam tegema, võib-olla olidki nendeks mõneks korraks. Ma olen proovinud paari aasta, nagu olen sunnitud praegu ka me organiseerinud mingeid asju, tegelikult see on paras peavalu on viimase hetkeni ja siis, kui see asi käes, siis on ka veel kõik, otsad on kõik laiali veel. Siis on ja muidugi, eks 4 aastat on omajagu õpetanud, et kuidas ka delegeerida ja töid ära anda, et see on ka väga kasulik aeganud. Aga selle aasta... Naine ka lõpuni ei suuda ju. Et selle nüüd siin paar kuud tagasi ma olin nagu tõesti, et Jumal, mida me teeme nagu, et kas me ikka teeme ja kuidagi tuli südamesse, et ma kirjutan ühele vanemale Jumala inimesele ja räägin talle oma sellisest sisemist võitlusest. Ja mis ma sain enam-vähem nagu heas mõttes, ma ütlen siis niimoodi, sain sõitluse osalisi. No tõsi, et see on see, mida sa ootsad on. Et selle koha pealt, et ta tõi mitmed kirjakohad ja Markuse 4 oli vist üks koht, mis räägib külvajast. Ja. Külvaja külvab põllule seemet ja siis ta läheb oma eluga edasi, magab ja mis ta teeb, eks ju, ja seeme tärkab ja loogia hakkab vilja kandma. Aga tema isegi ei tea, kuidas. Ja. Et meie tahaks nagu olla need, kes et vaatame ikka sinna mulla kamaralla, et kas juba idaneb, eks ja. Et muidugi päris seeme peaks ikka paari nädalaga juba idanema, aga Jumala riigis need mõõtmised on jälle natuke teistmoodi, algul sa küsisid ka siin, kuidas meie ajad, Jumala ajad on nagu klappinud. Ja. Et sain nagu selle sõna, et on külvatud, tähendab, et see on olnud külv. Ja vaata, see ongi nüüd see koht, kuidas meie nüüd jälle näeme ja vaatame oma nende asjade peale, et kui me usu läbi vaatame, ja kui me oleme teinud Jumala tööd ja me oleme külvanud Jumala sõna, siis ta lihtsalt kannab vilja. Ma ei tea millal, aga ta kannab vilja, sest Jumal on öelnud, et tema sõna ei tule tühjalt tagasi ja kannab vilja. Ja ma usun, et võib-olla koguduses me ei näe sellist plahvatavat ärkamist, nagu me oleme, mille ootuses me tulime, eks ju, aga ikkagi jälle see, et kui me oleme külvanud Jumala sõna, siis see kannab vilja. Mis viisil ta kannab vilja, Jumal teab, mismoodi ta mis olukorraks, aga ta kannab vilja, ja siit läheb nagu edasi, kuningriigist jälle rääkisime siin alguses, et see kuningriik, see on Jumala kuningriik ja kõik need tõotused, et kui me nagu palvetame vajaduse eest või kellega haige inimese eest või iseenda, no ei toimi, no kui me ütleme niimoodi, ei toimi, proovisin, ei toimi,
siis ma pean küsima, et kas ma ikkagi uskusin sellesse või teine asi on see, et mitte, et proovisin ja ei toimi, vaid see, et ma teen Jumala sõna järgi ja kuna see on Jumala sõna, siis see toimib. Kas ma nüüd kohe näen seda või mitte, et kas meil on usku selle asja sisse, mida me teeme, kas meil on usku Jumalasse eelkõige, kes on meid kutsunud ja andnud oma sõna, et see tõesti, mida ta on ütlenud, see kannab vilja. Jah, ma selleks ka siin just tuletas meelde seda sinu plaan ja Jumala plaan enne selle, et ma lihtsalt jäin nagu mõtlema selle üle, et äkki oleks nagu tark niimoodi, et nagu see oma see kaustik nagu lükata nagu kuskile niimoodi kuidas öeldakse sinna mati alla või kuskile sahtlisse ära, et öelda, et see probleem on ju selles, et kui ma tulen ju Jumala juurde, siis ma vajan ju päästet, ükskõik, ma tean, mõni on alkoholi või mis iganes, mingi paatudes või erinevad asjad, ma vajan päästet, ja Jumal tuleb mulle appi, ja võt siis see läheb üks aeg ära ja siis lõpuks hakkad aru saama, et see ei ole mitte minu elu, mitte minu plaan, vaid see on hoopis Jumala elu, ja mina olen, mitte Jumal ei ole osa minu elust, vaid mina olen osa Jumala elust, mitte mina ei mõelnud Jumalat välja, vaid Jumal mõtles mind välja, ja see kõik läheb nagu teistmoodi ja nii on tarka küsida, et mul on ka mingisugune ettekujutus aga ootagi äkki küsiks niimoodi, et mis on sinu ettekujutus vot see on see, et mitte enam minu plaan, vaid Jumal sinu plaan mitte niimoodi, et Jumal, mul on selline plaan, mul on selline, meil on siin ajastus, meil on see kuidas Katrin ütles ka, see on projektiühiskond või teeme, sul on ka paar projekti aga Jumal ei ole projekt, Jumal ongi plaan A Tähendab, tal on plaan A ja tegelikult tema nagu, kuidas ma ütlen, ta liigub kogu aeg ja tema ei tunne kaotust. Ja nüüd ongi küsimus, et kas sina oled ühendatud tema külge püha vaimu kaudu, on ju. Et me ei saa lahus temast mitte midagi teha ja kui me näeme, et asjad ei toimi või ei ole niimoodi, alati on nagu see koht, et Jumal, et kui ma olen midagi teinud, mis ei austa sind või nii, et ma panen korda selle Jumalaga, on ju, ja ma otsin teda, et ma tean seda, et on erinevad nagu hooajad või erinevad ajastud või ajad, eks ju, et vahest ongi see, et see seeme on mullas ja ta ootab ja meie peame kannatlikult ootama seda, aga me ei viska selles mõttes labidat nurka, et no nii, nüüd läks nagu midagi untsu või nii, et ma ei tööta enam edasi või nii, ma olen ikkagi Jumala ees nende asjadega, see on päris asi, sellepärast, et me oleme ju temaga koos tegemas neid asju, ja samamoodi on, vahest on olnud see kahtlus, et kuule, oota, kas ma ikka kuulsin õigesti ta häält? Et kas ma ikka, need kahtluse ussid või need olukorrad tahavad niimoodi tulla ja... See võtta see risti Johannes ust, et kas ikka oli see või oota midagi et tegelikult see on nagu... mina näen seda niimoodi vaimus, et vaenlane tahab tulla ära röövida sult seda, mille Jumal on andnud. Seemet tulla röövima ja visata takistusi su tee peale, aga tegelikult su elus on kutse. Su elus on kutse Jumala enda poolt. Ja vaata ennem ka, kui me siia saatest tulime, ma kuidagi nagu tajusin, et oli sellised nagu inimesed, kellel on elus olukorrad tulnud niimoodi, et nad on hakanud iseenda peale vaatama, ja selle tõttu, et nad on iseenda peale vaatama hakanud, on nagu kadunud ära see pilt, kes ta oli Jumalas. Saad aru, et Jumal ei ole talt ära võtnud mitte midagi, sest et kõik annid ja kõik, mis on Jumal andnud, need on igavesti sinu. Aga inimene on hakanud vaatama, oi, et mul läks see viltu ja ma ei olegi nii selline nagu tema on ja võrdlused ja asjad, mis ei ole üldse Jumalas, et igal ühel on nagu tema oma osa ja see on väga oluline osa täita. Ja kuidagi nendele inimestele tuli nagu südames öelda, et tead, et aitab küll sellest. Aitab küll enesealetsuse ja kõiki sellisest vabandustest ja asjadest ja armastusest Jumal kutsub kuule, tagasi. Kuule, oot, ma korra segan vahel. Tead, enahas nii hea, tead, oled seal, paned teleka mängi, võtad 5 kilose jäätise kätte, lusika sisse ja sööd ja nutad. Sõitlen seda. Kas see oled selle enesealetuse pilve, see ei ole erakordselt niimoodi. See, tead, tähendab, asi on selles, et mille pinnal see võitluse olukord käib, on see, et inimene läheb lihasse tagasi, aga meid on kutsutud vaimus olemas, eks ju, ja vaim ja liha ju
sõdivad üksteise vastu. Ja teinekord on see, et sa lihtsalt tunned, et mul ei ole sisemist jõudu ja mida sa teed, sa lähed võtad selle kiirnuudlid, sa lähed võtad selle kiirasja ja sellega on see asi, et ma ei taha kedagi kurvastada, aga see on see, et ta tahaks, et sa tegelikult selle asemel läheks oma esimese armastuse juurde, on ju, ja mitte kellelegi ei näita näpuga ise, on samamoodi eksin selles asjas. Ei, mulle võiks näpu näidata. Et see on nagu midagi, mida me teel käies oleme hakanud aru saama, et tõepoolest meie sees on midagi, mis on tahtnud haarata nagu kiirrestorani olukorra järgi, eks saaks ruttu rahuldatud selle ärevuse tunde või nälja või mis iganes nagu inimesel tekib. Need on erinevad nagu situatsioonid, miks ja milleks need ja kuidas need esile tulevad. Aga et ma tean seda, et Jeesus ütles, et tema on minuga, ta ei hülga mind ega jäta mind maha, ta on minu juures. Tähendab, ta on siin samas, ta on kogu aeg minuga, et ta on minu sees ka loomulikult. Aga et ma selle asemel, et nüüd minna ja võtta see asi, mis mul kiiresti toob selle leevenduse, ma valin jääda temaga. Saad aru? Ja siin on nüüd see vahe. Ma ei tõtta selle armukese juurde, vaid kes on nagu nii tuttavlik olnud terve mu elu, sest ta on kogu aeg mind ju rahuldanud. See on nii kerge olnud minna tema juurde, ma saan kohe laksu kätte ja nii on ju. Vaid et ei, ma jään issandaga. Naine annab ka ütleb niimoodi, jumal rääkis sulle küll, et sa oled paljud lastud, aga äkki sa oled ikka vaja abi, et on mul siin ümardaja ja särki-värki. Ja, aga et nagu selles mõttes tähendab, mis mulle meeldib Jeesuse juures, ta on ustav ja tõeline ja ta on oma sõna taga, ta on elav. Ta ei hülga sind, ta ei peta sind. Tähendab, kui ta näeb, et sinu isikus on päris vajadus ja sa päriselt toetud tema peale, ta ei peta sind. Sa saad selle, mille järgi sa lähed, on ju. Ja vaata, kui sa küsisid ennem, ma lähen korra sinna Sakkeuse loo juurde tagasi, et seal on see lugu, et Jeesust on võimalik ära tunda ainult vaimus. Tema vaim puudutab sinu sees olevat vaimu, ta puudutab sind, saad aru, sa tunned ära ja sa tunned ära tõe. Ja Jumal on nii teinud, ta ütleb ka oma sõnas, et Jumal teeb kõik, mis talle meeldib, et me ei saa nagu talle ette öelda, kes nagu tuleb viimasel tunnil või kes hiljem või varem, eks, et see on tema suveräänne valik, millised annid kellelegi on tema poolt, Jeesus annab need, see on tema valik, aga ma tahan olla selles usta, mis ta mulle andnud. Ükskõik, kes sa oled, mis iganes sul on ju, vähe või palju, oled tänulik sellest, et sul on elu, sa hingad praegu, näpista jälle ennast, sa oled elus, tal on plaan sinu eluga. Võib-olla on 1000 inimest, kes ootavad selle järgi, et sa läheks ja kuulutaks evangeeliumi ja paneks haigete peale käed. Aga Sakkeuse loos ta tundis ära, issanda, vaimus ja vaata, kes tunneb teda ära, ta saab aru, et ta on leidnud midagi, mis ületab kõik see, mis ta on siiamaani elu tees näinud. Et see nagu väidab, et tema leidis selle põlluriga üles ja nägi sealt ära. Ta leidis selle üles ja vaata, siin oli üks lugu veel, Naatanael, eks ju, küsis issandalt, see oli Johannese 1:49. Ja Naatanael ütles talle, rabi, sina oled Jumala poeg, sina oled Iisraeli kuningas. Tähendab, keegi ei olnud talle öelda, ta tundis selle ära. Jumala vaim näitas talle seda ja see on minu meelest ime ja nüüd praegu on see sama aeg, et püha vaim nagu lihtsalt ta nagu puhub üle maa, üle kogu maailma ta puhub. Ma toon lihtsalt niisuguse näite, aga ta liigub ja inimesed tunnetavad ära selle. Mitte keegi ei saa enam ühel hetkel eitada, et Jumalat ei ole, Jumal teeb selle nähtavaks. See saab nagu manifesteeruma üle maa, et ka nagu kõige uskmatum näeb seda. Aga nüüd on see küsimus, et kuidas see inimene nagu oma südames, vaata Jumal ta on gentleman, on ju, sa saad nagu valida. Sa saad valida, kas sa lähed temaga või sa ei lähe. Üks müüb ära kõik ja järgineb ja teine ei suuda seda nagu lahti lasta, mis tal on. Et teinekord need asjad võivad ka olla nagu materiaalsed õnnistused, mis sul on ja sa oled juba nii harjunud nagu, kuidas öelda, oma nagu hinge toitma sellega, nagu, et see ongi nagu saanud sinul selleks armukeseks, kes pakub sulle seda rahuldust. Turvatunnet, ja. Aga ma ei lähe täna nii sügavale, aga seal taga on veel see ka, et keegi peab tundma ennast nagu
et on milleski süüdi, vaid vastupidi, on osad inimesed, kellel ongi nagu lapsepõlvest peale nagu vaenlase poolt väga tugev. No Jeesus tundki ju süüd ära võtma. Ja ta tuli võtma ära ja ta tegelikult on vabastaja ja kui ta tuleb su juurde, siis ta ei saa sind mitte lunastada, sest ta on lunastaja, on ju. Ja see lunastus, vaata kui lunastaja on lähedal rõhutud, nad tunnevad selle ära, nad tahavad Jeesust. No ta ütleb ka, et kus ta ütleb, et kas see Luuka 15, kus ta ütleb niimoodi, et patused ja tõlnerid lähesid Jeesusele ja variserid ja saduserid siis nuriserid, et Jeesus tõmbas neid patuseid. No ja vaata, kui see piiblist me näeme, eks ju, kes tõmbusid Jeesus ligi, litsid, retsid, pätid, kaabakad. Ma ei võit niimoodi öelda, aga see on õige aamen. Ei no. Nii on, jah. Me loeme seda. Ja tähendab, miks? Sellepärast, et see, mis moodi vaenlane oli survestanud neid isikuid. Ega neil varianti on. Tähendab, kõik sünnivad maailma nagu armsa lapsena. Sul ei tule see kaasa sellisel kujul. Sa sünnid, sa oled puhas taevast otse, eks ole, ema ihu kaudu, on ju. Ilus Jumala looming, täiuslik, eks ju. Nii, ja see, mis siia, kuhu sa sünnid, mis sinuga hakkab toimuma, kes sind mõjutavad ja nii edasi, see on see siis, milline produkt sinust välja tuleb. Keskkond, ja kui seal ei ole Jumala kardlike inimesi su ümber, sa oled all. Sest need, kes su ümber on ka all. Maailm on langenud ja sa ei saa sealt oodata, sa ei saa sealt inimeselt midagi oodata enne, kui ta ei kohtu elava Jumala, kui Jumala valgus teda ei muuda, ei tule tema sisse. Nii, ja Jeesus teab seda ja sellepärast ma ütlen, et no, kui miski on nagu täiuslik pinnas Jeesuse tulekuks, siis see on Eestimaa. See on Eestimaa. Ma ütlen selle välja, et ma olen näinud neid inimesi. Ma päriselt näinud, ma olen nendega rääkinud, nendega kokku puutunud ja see on nagu, ma tean, mis see on. Ma selles mõttes ma tunnen, et Jeesus, me ootame sind, et tule tee need käigud, aga see on tunnetav, et see on väga võimas. Ma tahan, Tanel siin kuulab, ma tahan kodus ka naine räägib, aga harjuti räägib, aga ma tahan selle koha, et vaata nüüd, ütleme siin, et olukorrad sul ajad, näiteks ütleme, me teame, kuidas me käitume valesti, võtame see Abrahami on, et seal Jumal ütles, vaata, kuuda tähti ja liiva ja nii palju saab sinu sugu olema ja siis läks veel 2 isasad mööda, et Saara ema koda oli surnud ja kuidas see kõik räägib. Aga siis ta teeb ju seal neid trikke seal, ja ühesõnaga ta ei usu seda, et Jumal räägib, vaid ta nagu annab oma abistava käe niimoodi asja projekti teegi, siis Jumal tuleb kohal, ütleb see pole see aga ma tahan öelda see, et me kõigi eludes on ju neid olukorda, kus me oleme abistava käe sirutame. Kuidas nendega siis on? Siis on nagu kööga või? No Abrahamiga võtame näiteks siis jah, ühest küljest nagu lugu on hoiatuseks ja teisest küljest ka nagu lohutuseks, et ei olnud kööga. Jah, ma ütlesin ka. Aga et Jumal ei jätnud Abrahami selle peale maha. Muidugi, kas ta oleks jõudnud kiiremini oma töötatud pojani, kui ta ei oleks oma abistavat kätt vahepeal ulatanud. Seda me ei oska öelda, Jumalale seda ei ole seal ilmutanud, aga seal läks tõesti vist veel 15 aastat, umbes niimoodi 13 ja palju seal oli, et kui peale Ismaeli siis lõpuks Iisak sündis. Et see on tõesti vaatamata kõigile meiega pingutustele või nagu oleme mitu korda ütlenud paastumistele ja palvetele ja õigetele valikutele, et lõpuks me peame ikkagi ainult tänama Jumala armu. Et kuidas see nutulauludes või mis on see kirjakott, see on Jehova suur arm või eldus või kuidas ta selle ütleb, et me pole otsa saanud, et tõesti, me võime kõik hästi õieti teha, aga ma usun, seal alati on seal taga ka Jumala käsi, mis on seda asja juhtinud, et mul on nii meeles, kuidas Märt Metsala on ühte näidet toonud, et me oleme vahest nagu need sikud ja sokud, keda Jumal nii-öelda kõrvu pidi või sarvi pidi või kuidas me öelda, sikutab sinna Alla Rohumaa poole ja me oleme nagu sõrad vastu kogu jõust ja siis jõuame kohale ja
noh, vaata, kus mina jõudsin. jah, tuttav. Et mul on see näide jäänud meelde ja nii ta vahest ongi, et kuidas me siis ütleme, et Jumala tahe meie elus juhtub vaatamata meie vingutustele. Ja, sellest hoolimata. Hoolimata meie ponnistustest. Et see on see paradoks. Tead, sissejuhatus nüüd on läbi. Sissejuhatus ära. Ma tean, sul üks laul oli ka veel pannud. Kuule, mul oli laul, aga kuna ma siin alguses hakkasin rääkima sellest laulust, mis mind kõnetas, ma otsisin selle üles. Tubli. Ma päris seda Peeteli, seda Jen Johnsoni varianti ma nagu head ei leidnud, aga siin on üks Peeteli laste versioon, jah, aga sõnad on samad ja seal on sellised sõnad, et peidad end, ma tahan sind leida, mine ja ma järgnen sulle. Ma tahan olla seal, kus sa oled. Kui sa liigud, ma olen su kõrval. Ma jooksen sulle järele, ma tahan olla seal, kus sa oled. Ma jälitan sind, ma olen nii armunud, kütkestatud, ma lihtsalt ei saa küllalt. Ma veedan oma päevad joostes su südame järgi. Sinu süda. Ma jälitan sind kogu oma armastusega. Kütkestatud ma lihtsalt ei saa küllalt. Nii, ja siis siin siis nii-öelda üks osa sellest laulust on see, et see elu, see armastus oli alati mõeldud olema metsik, pöörane, seikluslik avastamine. Selline põnevus, mida rohkem ma siin näen, rääkisime nägemisest, seda rohkem ma siin soovin, sa oled kõik. Et see on tõesti, nägemine on oluline. Loodame või helirežissor Valter ka siin kuskil kuuleb meid, et paneme peale, et ta lehvitab igale nii, et siit tuleb see lugu. Ootus ja põnevus.
kohe oleme eetris või oleme juba, aga igal juhul tähendab te siis kuulate Kuressaare pereraadiot ja vaatate pildiraadiot ja saade on Vaata mina teen uut ja saates on siis Tanel ja Katrin Usin, Usinalt endiselt jah, ja mina siis Aimar siin püüan kuidagiviisi tõmmata seinast välja, kui aeg täis saab. Aga tähendab, nagu alati on kaks asja, mis on seal saate juures see, et see juba on jälle aeg tulla saadet tegema. Teine see juba on saade kohe läbi jääne. Mõte oli 10 minutit rääkida lihtsalt siin mõnda sissejuhatuse tehtud, nii aga nii-öelda selles mõttes vaba mikrofon, et Katrin, et räägi, mis su südames on, ma tean seoses selle ülestõumispühadega ka, et ja mul on lihtsalt olnud selline mõte jagada, et ülestõumispühad on ju nüüd 4. korda siis saab toimuma Jumala abiga ja selles mõttes seal nagu astub üles, eks ju, ülistusgrupp ja siis on inimesed, kes tunnistavad Kristust. On ju, et see on nagu selles mõttes ka nagu prohvetlik tegu tegelikult kogu see üritus, eks, et keset jällegi seda pimeduse maailma, et me tuleme nähtavale kohale ja me paneme üles sildi, Jeesus Kristus elab ja see on ülestõusmispühade tähendus, on ju, ja kuidagi sain kinnituse siit ajaraamatust, et andke Issandale tema nime au, see on siis 16. peatükist, tooge annetusi ja tulge tema palge ette, kummardage Issandat pühas ehtes. Kogu maailm värisegu tema palge ees, aga maailm jääb kindlaks, ei see kõigu, taevad rõõmustugu ja maa ilutsegu. Ja öelge paganate seas, Issand on kuningas. Amen. Ja öelge paganate seas, Issand on kuningas. Ja see on nagu tegelikult, teate, mis taevas toimub samal ajal, kui toimub evangeeliumi kuulutus ja kui kuulutatakse Jeesuse Kristuse evangeeliumit. See tegelikult kõik jälgivad, see on nähtav, nagu vaimumaailm on kogu aeg, see kõik on nähtav ja samamoodi see kuulutus läheb välja, et evangeeliumi kuulutus peab toimuma igal ajal, ükskõik mis siis on parajast, eks ju. Sobival ja mitte sobival. Sobival ja mitte sobival on ju. Ja sina rääkisid ennem sellest seemnete külva, no tuli meelde, et Reinhard Bonki, kui tema läks algul kuulutama, ütles, et nii kurb, mitte keegi ei tahtnud Kristust vastu võtta. Aga kui ühel hetkel läks asjaks, siis oli tuhanded ja sajad tuhanded ja see jätkub siiamaani, eks ju. Et Jumal vaatab meie peale, kas on keegi, kes on ustav selles, mis on tema kätte usaldatud, ehk siis meie, kes me oleme tema kogudus, kas me oleme ustavad tema sõnas, selles, mis ta on andnud meile ja evangeelium, mis on Jeesus, on ju, ja tema on vägipäästeks. Eks ju, ja Eestimaa rahvas vajab teda sellepärast, et ainult Jeesus suudab neid aidata, ainult Jeesus suudab seda teha, millesse nemad on ennast praegu nagu, kuidas ma ütlen, lasknud siduda. Ja. Eks ju, et sealt ei ole muud väljapääsu, nende abistaja on ainult üks isik, see on Jeesus. Ja meie kogudusena saame sellest aru ja me nagu evangeeliumi kuulutus peab alati läbi armastuse toimuma, ja see ei ole kunagi mõeldud piitsaga ega tule ja mõõgaga, vaid see on armastuse kuulutus, aga see peab saama nähtavaks ja kogetavaks, et Jumala vägi samal ajal evangeeliumi kuulutus toetab imede tunnustähtedega ja üks nüüd ongi see, millest sina ennem siin tõid see Sakkeuse lugu. Jeesus on evangeelium. Tema, kui ta läks sealt Sakkeuse mööda, tähendab, evangeeliumi vägi tegi selle püha vaimu läbi nagu võimeliseks, et isik sai aru, et ta on patune ja ta vajab päästjat. Saad aru, et meie oleme samamoodi tulnud Jumala juurde, et püha vaim tegi selle, et ta rääkis meie südame vastu ja me uskusime seda, me ei pannud nagu ust kinni, vaid me uskusime seda ja me võtsime usu kaudu vastu Jeesuse pääste ja tulime sisse tema kuningriiki ja tema imelise armu läbi. Ja sama on meie maa rahvaga ka, et nad on aheldatud, nad on seotud ja evangeeliumi kuulutus läheb välja nagu üks võrk, mis visatakse ja need, kes kuulevad ja võtavad selle kuuldud sõna vastu, eks ju, usu kaudu ja võtavad vastu Jeesuse, siis nemad saavad päästetud, eks ju. Ja siin oli veel teine koht, mis ma tahtsin lugeda. Nõudke Issandat ja tema võimsust, otsige alati tema palet, meenutage tema tehtud imetegusid, tema imetähti ja tema huulte kohtuotsuseid. Ja Issanda juures nagu ta lihtsalt, ta on ülivõrdes hea.
ta teab, kus meie praegu kogudusena oleme, ta on öelnud oma sõnas, et ma ei pane raskemat koormat, kui te kanda suudate, et meil tuleb nagu sellega ka nagu arvestada, et ja me ootame, mis Tanel ütles, me ootame kõike, igasuguseid asju ootame, mida me loeme, mida me näinud ja kuulnud ja kogenud, on ju. Aeg on Jumala käes ja ta ootab, et ta kogudus ärkaks ja see toimub niimoodi, et kogudus tuleb kõigepealt oma esimese armastuse juurde tagasi. Et see on niimoodi seatud Jumala poolt, et lahus temast me ei tee midagi ja esimene armastus on kes? Jeesus ise. Jeesus kutsub täna väga suure armastusega, väga suure armuga tegelikult oma lapsi. Neid, kelle tema on nimepidi kutsunud, kelle nime tema on eluraamatusse kirja pannud ja ma toon siin selle näite, ma ei mäleta, kas ma vist selles eelmises saates tõin ka selle, aga see on nagu üks ekstra nagu käepikendus, mis läheb tegelikult ka nagu ära, kuidas selle kohta öeldakse, nagu ära läinud laste juurde või tagasi läinud või nende juurde, kes on nagu leigeks jäänud või külmaks jäänud või kuidagi nagu tundnud, et Jumal vist mind enam ei taha, ma olen juba nagu kõrvale heidetud. Ei ole nii, et üks 6-aastane poiss sai püha vaimu puudutuse ja ta oli, kas oli seal täitsa 9 tundi oli Jumala väe all ja peale seda ta küsis ema käest, et ema, et kas on olemas selliseid kristlasi, kes on olnud ennem kirikus ja armastanud Jeesust ja põlenud talle, aga nüüd enam ei käi. Ema ütles, et jaa, et ma arvan küll, et on. Ja see poiss, ta oli saanud sellise Jeesuse armastuse ristimise, et ta ütles, et tead, et ema, et mind on kutsutud nende juurde, et Jeesus tahab kõik tagasi tuua. Et see on issanda süda ja ma tunnen ka praegu seda, kuidas ta kutsub, et kui sa praegu seal ükskõik raadio ääres või kus sa iganes kuuled või kuuled seda järgi, et kui sa koged praegu püha vaimu sellist puudutust nagu enda vaimus või sa tunnetad seda, siis see on kutse sinu jaoks samamoodi. Jumal ei ole sind hüljanud, ta ei ole sind maha jätnud ja tal on plaan sinu eluga ja tema on selline, kes tahab oma plaani täide viia. Et luba tal, anna talle uus võimalus võtta sind ja viia sealt, juhatada sealt edasi, kus teil läks see olukord katki. Lahendama olukord nendega, kellega sa oled läinud riidu, kui on midagi, mis on olnud sinu ja Jumala vahel, see on tavaliselt patt. Mul on hea uudis sulle täna, siis Jeesus on see, kes annab su patud andeks. Vaat see on, teate, see on üks kõige armsam ja ägedam asi kogu selle asja juures, et me saame, ta on hakkama saanud sellega, sest tema, Piibel ütleb, et tema läks ühe ja ainsa korra sisse kõige pühamasse paika, mitte sikkude tallede, vaid oma püha ja kalli verega. Kõige pühamasse paika ja on igaveseks patust meid välja lunastanud. Vot see on meie Jeesus. Nii et kui sa oled olnud selle patukoorma all, siis Jeesus tahab sind täielikult vabastada. Sa oled vabastatud sellest, sest ta vabastas sind sellest. Tema veri tegi sind vabaks, puhtaks ja samamoodi kandis ta risti peale haigused. Haigus on needus. Haigus on needus ja see ei pea olema sinu peal. Saad aru, see on midagi, mille on kurat pannud, mida tema toodab, mida teeb, need on valed. Need on kuradi valed ja Jeesus ostis sind vabaks. Sellest ka. Nii et usu kaudu toimub see kõik. Sa võid öelda, ma olen vaba. Ma tänan sind, issand, et sina surid minu eest. Ma tänan, et sina oled minu haiguse kandnud risti puu peale ja ma tänan, et sina oled, kes lunastas mind välja minu pattudest. Mis mind on alla rõhunud, mis mind on hoidnud kinni ja mis hoiab tegelikult kinni sinu suhteid ja seda, et sa ei koge ka Jumalat. See patt on tegelikult see, mis lahutab, on ju. Aga ta ütleb, et tule minu juurde. Ma pesen su puhtaks ja ma nägin valgeid riideid, et ma annan sulle valgeid ja puhtad riided. Me arvan, et see patt lahutab meid. Ja see on ka vale, sest et tema ei hülga sind ega jäta sind maha, et ta on sinuga. Saad aru, vaata, see ongi see, et selle Jeesuse sinu nagu see lähisuhe on tegelikult, see on kohe taastatav, on ju. Et Jeesuse puhul tema armastus on lihtsalt nii, mina ei oska isegi seda nagu sõnades edasi anda, aga see on nii imeline, et ta lihtsalt, ta võtab su kohe vastu ja ma ütlen, sa koged seda praegu ka, kui see olukord on nagu, ma näen keegi, keda on nagu tohutud nagu pressi all hoitud või rõhutud, see on rõhu ja vaim Jeesuse Kristuse nimel, me seome igasugused rõhujad praegu sinu üle, mis on tahtnud sind siduda, haavata ja ära nagu rikkuda sinu eluvee nagu joomise Jeesuse Kristuse nimel.
sa oled vaba ja me kuulutame sulle, et sa tuled issandaga koos ja sa jooksed oma võidujooksu lõpuni ja sa võidad selle ja sa saad oma imelise krooni issanda käest, mille tema on sinule valmis pannud. See on püha võitlus sellepärast, et meil ei ole tegemist lihaverega, vaid kurjad taevaluste jõudude, kes seisavad vastu, et me ei saaks kätte neid tõotusi, on ju, aga sa saad selle kätte, kui sa valid, et issand, ma jään sinuga ja ma võtan ühe sügava korra asja veel siia vahele, et sa vaata, et loobu iseenese olust on ka siin mitte ainult see füüsilise maailma, et mul peab olema, ei tea, mis kõik on ju, ei pea olema. Kui mul on Jeesus, mul on kõik ja see, et ma sellel hetkel tähendab, kui minu vastu tehakse ülekohus, ma valin, ma loobun sellest, et mul on õigus ja see on õigus, ta saad aru, sul päris ülekohus on tehtud sulle. Et kui seadus ette võetakse, siis jah, sul on õigus saada hüvitis või mis iganes, no näiteks, eks ju. Ja sa valid, tähendab, sa valid issandaga koos, issand, ma jään sinuga, sina, kes sa olid ilma patuta, kandsid selle, sa võtsid enda peale selle, ilma et sul see, mis sulle tehti, keegi ei olnud nagu, kellegi ei olnud õigus seda sulle teha. Saad aru, tähendab, on olukorrad, kus Jeesus, mina ütlen niimoodi, laseb su minna sellest läbi. Ta vaatab, mida sa teed, aga ta on ka seal, et kas sa oled nõus, vaata nüüd, võta see oma rist, sa oled minuga koos praegu, minu kannatuste kaas osaline, see on üks väike moment, see ei ole tervet su elu, võib-olla, aga see on üks moment, kus sa tunned ära selle, et täitsa lõpp, et Jeesus läks sellest samast asjast läbi. See on sinu tema vahel, seda keegi teine ei mõista seda sellel hetkel, see on sinu tema vahel, ta toob see selle koha peale, aga kui imeline see on, kui ta sinu nagu sees saab selle ruumi ja vabastab su sinust endast ja isegi sellest minu oma õigusest, mis mulle kuulub. Minuga peab nii või naa või teistpidi kolmanda või see peab niimoodi minema. Ei, ta vabastab su sellest ja sa oled korraga vaba, millest sa oled vaba sellest niisugusest seaduse igasugustest asjadest, mis on tahtnud kammitseda, saad aru. Et temas on tegelikult see vabadus ja see rõõm ja tõeline nagu, noh, ma ütleks isegi nagu rahu, mis ületab selle maailma praegu, kus rahvas all. Püüad kirjeldamatut on. Ma püüan seda nagu sõnadesse panna, aga kui ma olen seda nagu saanud kogeda, siis ma nagu natuke oskan seda nagu selgitada, et Jeesus on väärt talle järgnemist. See on kitsas tee, Piibel ütleb, palju püüavad minna sealt sisse ja ei suuda. See on kitsas. Aga see ei ole nüüd nii, et sa ei saa hakkama, tähendab, ta on sinuga koos, kui sa valid sellel hetkel, kas või sama, kui me tõime, et kas minna armukese juurde või jääda tema juurde. On ju? Et ma valin jääda sinuga ja ma valin ennast nagu avada sulle, et me vastastikku võiks öelda, et ma tunnen sind ja sina tunned mind. On ju? Ma valin Jeesusega võtta leiva ja karika ja ma olen tema koos. Ma ei pea ootama selleks 6 aega, et minna koguduse keskele, ma olen seal ka õnnelik, eks ju, aga ma võin temaga olla igal hetkel. Ja mina teen seda näiteks, kui mul on väga-väga raske või kui ma tunnen, ma tahan temaga osatust, ma võtan ka ja tead, kui rõõm tuleb, vaata, et Jeesus, sest ta ise ütles, et tehke seda minu mälestuseks iga kord, kui te kokku tulete, ise kui sa oled üksi, sa oled ikkagi pühavaimu koos, et sa võtad ja Jeesus, ma ei lase seda meelest, mis sa oled minu jaoks teinud. Ja iga kord, ma ütlen sulle seda ka, kui sa leiba murrad, tegelikult selles on see vägi, et sa võtad vastu tervise. Sa võtad vastu tegelikult tervise ja meil on väga palju näiteid sellest, kuidas inimesed, kellel on olnud nagu rasked olukorrad need jäävad järgmiseks saateks. Ja just, ja vabandust. Ei, me pidime sellest saatest rääkima veel sellest. Okei. No. Igal on niimoodi, ma mõtlen nii palju ära, et nagu Valter tegi eelmine saada sellest ülestõuspühadesene, siis näidati teie kontonumbrit ürituse jaoks, ma pinnisin täna, et see vahepeal, kui me ei olnud raha veel koos ei ole, Jumalal on koos, on nii, aga ütleme, mina nüüd nii diplomaatiline ole, et andke. Jaa, tõesti tänuga oleme avatud, kui on Jumal annab südamesse sul toetada ka ülestõuspühi, siis leiate kontonumbri, mine www.linnakogudus.ee.
sealt kõige lihtsam on sealt leida on selgitus sa paned siis selgitusse ülekandele, pane ülestõusmispühad ja Arusaadav. siis ta läheb õige eesmärgile. ja mina tahaksin üleskutse teha tegelikult koguduse inimestele, et võtta sellel nüüd nädalal, kellel tuleb südamesse, on ju, vabatahtlikuna on ju, et palvetada selle ürituse eest ja paastuda ka samamoodi. Sellepärast, et ma näen, et Jumal praegu midagi teeb, et siin on, eks ju, tuleb kõnelema üks evangelist Villi Võrk, on lubanud tulla Tiidrek Nurme, on lubanud erinevad, kes jagavad tunnistust elavast usust ja Jeesusest ja üks kogudus Tallinnast, ilma et neilt oleks seda palutud, tahavad tulla evangeeliumi nagu teenistusse sinna platsi peale teenima veel inimesi, on tellinud pastakad kirjadega ja kõik, et kuidagi nagu, et inimesed aktiveeruvad praegu ja saavad aru pointist, et kuule, et aga vaat, mul on teine küsimus. Ütleme, kui sinna sellesse platsi peale tuleb minu tüüpi inimene, ma ei mõtle, kes on selline, kes tahaks kuskil istuda vaikselt, kuulata, mõtistada, et kas siis on ka, et kohe nagu piibliga pähe ei panda või niimoodi, et kus saaks kuidagi võib juhtuda, et tuleb valmis olla, aga kõige parem, vaata hotellis on need sildid ukse peal, et palun mitte segada, et see ukse võib ka kaela panna. Tegelikult on nii, et igal aastal on olnud neid sinu tüüpi inimesi, nad seisavad eemal või vaatlevad või on akende peal või on kusagil nagu eemal. Et seal tegelikult päris kaugele levib. Ühel üritusel oli niimoodi, et üks naine, kes nagu, ma ei tea kohe, nagu mitmed sajad meetrid eemal elas, aga kuna seal on väga hea nagu helivõimendus, ta kuulis oma koju ja selle muusika peale ta tuli kohale ja sai päästetud. Et selles mõttes tähendab, Jumalal on kõik kanalid, eks ju, ta kasutab kogu seda meeskonda, ja kui ta on pannud praegu ühele Tallinna mandrikogudusele südamesse tulla evangeeliumi teenistusse sinna, keegi ei pane ust kinni, ei takista seda, on ju. Nii et igal juhul ma väga julgustan tulema, seal on nagu supermeeskond, ma olen nii tänulik, mis Jumal on teinud, nagu, mis inimesed on pannud, täna oli just lastetöö tegijate aktiiv oli koos ja mõtlen, vau, et kuule, meil on selline kaurvägi siin Saaremaal, et tegelikult vaata, võib-olla sa ei saa arugi iga päeva elu. Sa oled ikka uue ruumi rendi, oled ikka palju vaatanud juba, kuidas see on? Linnakogudus otsib kindlasti omal uusi ruume, aga üritus on suurem kui linnakogudused. Siin on Saaremaa erinevad kogudused koos ja see on ühine rinne. See on nii, et poolsaag siia. Kuule, tead, tore, kell on 8. Täies uskumatu, ma olen veendud, Valtri kell on, see on täitsa vale, aga kuna ta tõmbab Rubinniku kohe välja, meid enam seisse saa, siis ongi kõik. Game over, nagu öeldakse, aga järgmine kord jälle, 2 nädala pärast on jälle saade ja nagu sa ütlesid ka, et tuleb erade saade, tuleb teha Jumala riigist. Ja üks asi veel, ma kuulsin praegust veel nagu, ma kuulsin pankreas lihtsalt, et kui kellelgi on midagi, mis on seoses pankreasega või mingi põletik või midagi, siis Jeesuse Kristuse nimel paneme käsi sinna praegu ja me kuulutame sulle tervise Jeesuse Kristuse natsaretlase nimel just nüüd. Pankreas, ole terve ja kõik ülejäänud organid ka, kui kellelgi on midagi, siis Jeesuse nimel sa võid vastu võtta tervise, sest ta on sulle ostnud, sa ei pea olema haige enam. Amen. Nii et see on boonus. Ja. Amen.